tere tulemast kuulama järjekordset episoodi podcasti saadet osa You Name It. Mina olen Kris. Minu kõrval täna on Heiki. Tšau. Tšau. Sinuga on mul eriti põnev ja rõõm kohtuda, sest et tänane teema, mis sa lauale tood, sa tulid Tartust. Tartust Tallinnasse mulle siia lauale tood on midagi sellist, millele viimasel ajal rohkem mina olen hakanud otsa vaatama tänu nende podcastidele ja ma ei saa salata ka seda tegelikult, et sotsiaalmeediast on läbi käinud seda üha rohkem ja rohkem, mitte ainult sinu info mõttes, aga ka välismaa tasandilt hakatakse vaikselt sellest rääkima. Ja nüüd on küsimus ainult, millele saad sa vastata ka või tänase episoodi jooksul äkki selgub, et kas ta on järjekord üks diet hype või nii-öelda nagu viis, kuidas sellele läheneda või ta on midagi, mis on sustainable ehk siis jätkusuutlik ja nii-öelda saavutatav ja pikaajaliselt siia ennast sisse imbunud ja tegelikult sellele saab tugineda edaspidi ka võib-olla järgmiste generatsioonide arvelt või raames. Aga tõesti tere tulemast kuulama, kui sa oled esmakordset episoodi kuulamas, sest väga palju uusi inimesi on tulnud täna juurde. YouTube'i on tulnud viimase kuu ajaga üle 600 inimeseni. Ma ei kujuta ette, paljud teist on olemasolevad kuulajad, kes alles nüüd vajutasid subscribe'i, kes on uued. Igal juhul tere tulemast, aitäh sulle, et sa toetad ja olemas oled. Sul on täna ees üks põnev episood, mis toob sulle toitumise ja hormoonide ja treeningu sellise sümbioosi trio ja sind ootab siit Kris Kala podcasti alt veel eelnevalt 360+ episoodi, mida sa kuulad terve aasta, kui sa teed ühe episoodi päevas, nii et palju õnne. Aga me oleme täna ajalise piiranguga natukene. Tiba, sa survestad siin mind. Et aga me püüame anda siis hästi konstruktiivselt, kokkuvõtvalt, samas hästigi põhjalikult, nii detailselt kui vähegi võimalik on. Annab Heiki endast kõik, et sinu kuulaja, kes meid täna siin kuuled, see saaksid kõik võimalikud väärtused, tarkused, nipid, trikid ja ka võimalikud viisid, kuidas koos Heikiga edasi liikuda, et sinu elu saaks sellel aasta 2026 olla parem ja loodetavasti sellest aastast saab sinu eluviis. Tuleme täitsa algusesse ja hakkame pihta siit, et kui sa vaatad enda ajale tagasi, sa mainisid mulle ka, kui me sinuga siin telefonis vestlesime ja saate kondiga kokku panime, et sa oled ise teinud läbi päris suure muutuse kaalult ja oma välimuselt. Ma sind vaatan, siis ma ei kujuta ette, kuidas sa... kui mul ei kujuta üldse ettegi seda numbri, mis sa mulle rääkisid. Et räägi korra oma teekonnast, mis on see koht, kus sa tuled ja kus sa said aru sellest, et okei, midagi on nagu täitsa lappes selle infoga, mida ma siis järgisin ja mida meile tegelikult tänagi veel väga suures mahus tegelikult propageeritakse. Ja, no ütleme, minu teekond tegelikult sai alguse kuskil 25-30 aastat tagasi, täna ma 40, mõtle, mis ma täna olen, 45 või 46. Siis olin 15, ma mäletan, ja sattusin jõusaali. Ja minu kätte sattus tol ajal üks ajakiri nimega Flex, ma ei tea, kas sa mäletad sellist ajakiri, selline, sa olid minust noorem, on ju. Siuke jõusaali meeste ajakiri, sellised suured kollid olid seal piltide peal, on ju, ja seal sees olid siis toitumiskavad. Ja ma mõtlesin, et okei, ma tahan reaalselt selliseks kolliks saada, nagu seal olid. Täna ma tean, et see on ebareaalne. Seal on vaja meeletut keemialaborit endale taha. Ja väga head geneetikat ka. Geneetikat ka, aga ütleme, et see asi, mida nemad sisse endale kühveldavad, see on ikka ulme. See ei ole puhas. See ei ole nagu puhas, aga mina tol ajal süüa ei teinud üldse. Reaalselt, ema tegi kodus söögid valmis, ja ma olin 15. Ja siis ma läksin koju, emale ütlesin, et kuule ema, ma tahan nüüd hakata, kuna seal toitumiskavad olid sees ja kõik soovitsid 6 korda päevas süüa, on ju. Ma ütlesin, kuule ema, ma tahan ka nüüd 6 korda päevas süüa, on ju, et kuule, et äkki sa kuidagi tuled mulle vastu ja teed mulle. Õnneks mu ema tol hetkel saatis mu kuu peale. Kuule, see on ebareaalne, on ju. Ja mul ei jäänud mitte midagi muud üle, kui hakata ise siis süüa tegema. Õppisin ja alguses ma osasin isegi munaparaadid, on ju. Ja hakkasin seal toimetama, hakkasin jõusaalis käima ja muu on nagu ajalugu, aga sealt ma hakkasingi teekond hakkas pihta, siis ma läksin kehakultuuri teaduskonna füsioteraapiat õppima ja sealt tekkis huvi ja läksin treeneriks. Siis lõin oma esimese toitumise rakenduse, mis oli siis hästi palju seotud just nimelt selle kalorite lugemisega. Täna see on see maailm, mida ma tegelikult täna tahaks õpetada inimestel vältima. Mitte, et see nüüd täiesti ebaoluline oleks, et mingi selline elementaarne portsjoni kontroll on okei, aga tegelikult seal maailmas on nagu väga palju muud enamat. Ja siis oligi huvitav see, et ma seal ka nagu iga naine, naiste suhtes on alati see nagu lihtsamini nii-öelda nagu samastatav, et iga naine on meil pidevalt ju jootab, on ju, et korra siin jaanuar tuleb, on ju, suure hurraaga lennatakse peale
ja siis võetakse seal mingisugune 5 kilo alla ja siis veebruaris juba on asjad nagu hapud, on ju. Mina samamoodi, selles mõttes, et kui ma oma neid kalorid lugesin, on ju, noh, see oli sisuliselt ainuke asi, mida ma tegin, lugesin kalorid kokku, pluss-miinus, on ju, kuluta rohkem, kui sa nii-öelda ära sööd ja kõik läheb nagu hästi, on ju. Ja mu rekordkaar tegelikult ongi olnud kuskil 115 kilogrammi, ja see oligi see, et võtsin 5 kilo alla, jälle võtsin midagi juurde, võtsin 10 kilo alla, võtsin midagi juurde, et noh, see teekond minu puhul, kui ma olen meesterahvas, on ju, tegelikult täpselt samasugune olnud. Kuskilt lugesin, et keskmine inimene elu jooksul peab äkki üle 100 dieedi või 100 korra justkui alustab otsast peale. Päris jõhker number teed. Päris jõhker on ju, no ma ei tea, kui palju see nüüd, kui täpne see on, aga noh, võtta enda pealt, et võib-olla on siuke paari kuu tagant mõtled, et ma nüüd võtan nüüd käsile, on ju. Et siis palju see number nii vale ei olegi. Ja oli nagu päris selline, päris õnnetus, et tuli, noh, ise andsin nõu ka, on ju, et kuule, näed, et siin kalorid ja asjad ja kõik loeme, on ju, Maru tähtis nina, on ju, ja enda puhul oli asi ka väga raske tegelikult, et kui ma selle lugemise justkui nagu ära lõpetasin, on ju, et ei viitsinud enam asju kaaluda, noh, see on üldiselt tavaline, et me kaalume oma toitu, on ju, kalorid, on ju, kaalume, laseme sealt kõik asjad grammi pealt läbi, on ju. Et kui ma selle nagu mingil hetkel, kuule ma enam ei viitsinud, siis kõik see kaotatud kehakaal justkui hakkas nagu tasapisi nagu tagasi tulema. Ja see oli nagu probleem. Ja noh, ega ma sellest lõpuni nagu lahti ei saanud, kuni selle hetkeni, kui ma tegin nii-öelda oma eelmisest keskkonnast, tegin justkui exit, on ju. Enda osa müüsin maha ja võtsin mingisugune aastaken endale täitsa nii-öelda sellist, noh, ilmselt kesk- ja kriis ka, on ju, mõtlesin, mis ma nüüd elus teha tahan. Ja hakkasin nagu natuke nagu häiris, et ma ei tahtnud uskuda, et ainuke asi, mis selles maailmas nagu on oluline, ongi see, et pluss-miinus kalorid, on ju. Elu lõpuni kaalu. Elu lõpuni kaalu möllan, on ju, et see ei tundu jätkusuutlik ja teades ka, noh, nii palju, äkki üle 100 000 inimese mingis mõttes jutumärkides lauat läbi käinud, on ju, et siis ma ju teadsin, et nendel on need samad mured, on ju, ja probleemid. Ja hakkasin otsima mingis mõttes sellist vastust, on ju, noh, sotsiaalmeedia, nii palju kui me täna teame, on huvitav, et kui sa mingil teemal oled hästi huvitunud, siis ta hakkab sulle seda infot ette söötma, on ju. Ja sealt ma siis hakkasingi liikuma teadlikkusega just nimelt kaloritest eemale ja hakkasin nagu nägema inimest tervikuna, et ei ole ainult kalorid, on ju, aga me oleme väga keeruline hormonaalne nii-öelda pundar mingis mõttes, on ju, kus ja neid osi või neid legoklotse, mida tegelikult sinna lisaks nendele toitudele, asjadele panna saab, on väga palju erinevaid, on ju, et nagu ma ütlesin, hormoonid on üks asi, on ju, mida tuleb nagu hullult arvestada. Üks peamiseid asju, tegelikult tihtipeale üks väga lihtsasti mõjutatavaid asju. No siin tuleb kõik uned, on ju, stressid, me saame täna ka rääkida sellest palju, on ju, põletikud kehas, igasugused kemikaalid toidus, et kõik see mõjutab meie organisme nagu meeletult. Ja täna, ja nüüd nii-öelda fast forward edasi, on ju, siis täna ma olen jõudnud olukorda, kus ei ole nii, et kui mul nüüd nädalavahetusel lähen sõbrale külla ja võtan pokaal veini, on ju, siis vanasti oli see, et see rikkus justkui kõik eelneva nädala pingutused, on ju, siis täna on nii, et kuule, see ei tee nagu mitte midagi, ehk siis tegelikult me jõuamegi sinna, et kui sul keha töötab nagu tervikuna hästi, hormonaalselt hästi, siis tegelikult see üks mingisugune, ma ei tea, mingi õhtusöök on ju või jutumärkides libastumine on ju, see tegelikult ei tee su kehale midagi ja see ei tohigi sinu kehale mitte midagi teha. Et see on põnev. Sa mainisid sellist asja ka, et see jootamine ja nende erinevad dieetide katsetamine erinevate perioodidel inimeste neid elu jooksul tuleb ette küll ja küll. Nüüd mul on nagu siuke hüpoteetiline küsimus ja võib-olla see on nagu rumal küsimus, teistpidi võib-olla see läheb täkkesse ja võib-olla see on selle vastus olemas. Aga kui võtame selle funktsiooni või sellise praktika, et ma nüüd teen siis kehale seda nii-öelda viin ta kogu stressi sellega, ma viin ta dieedile, mis on muutuse mõttes ka alguses mingi väike keha stress, stressor. Ja siis, kui mul ei õnnestu see dieet, siis jälle kehal on mingi stressor, kus ta hakkab kohanema, adapteeruma siis sinna, kus ta võib-olla see normaalne platoon või nagu keha kompositsioon on. Ehk siis me kõigume nagu kogu aeg, me disruptime seda keha ühel või teisel viisil. Kas see dieeditamine ja dieedit maha kukkumine lõhub keha rohkem, kui me oleksime puhtalt kogu aeg dieedil või kui me ei oleks üldse dieedi jälgijad? Ja mis ta teeb meie hormoone, kas see mõjutab meie hormoone selline on-off kogu aeg? Ja, see on mõttes, et nagu kindlalt 100% mõjutab. Et ütleme, keha kohaneb, on ju, paljud asjad suudab kohaneda hästi, on ju, ka tegelikult lihased treenid, on ju, see on kohanemisreaktsioon, on ju.
mis on nagu kehal, noh, jällegi nähes mõlemat, olles näinud mõlemat mündi poolt, on ju, ma olen näinud neid pidevaid dieeditajamisi, on ju, kus on minnakse nagu meeletusse alakaloraaži, on ju, eriti naisterahvad, on ju, ei söö midagi. Siis keha on, me võime mõelda, et ta on nagu ühtepidi hästi loll, on ju, teistpidi on evolutsiooniliselt päris tark, on ju, et ta tegelikult ikkagi paneb hormonaalselt sulle korraliku põntsu ja keha lihtsalt aeglustab oma kõiki protsessi, on ju, tal on oluline ellujäämine. Et mulle ei meeldi üldse see sõna dieet, on ju, see eeldab seda, et me oleme nagu midagi hullult jälgime, midagi hullult piirame tihtipeale, on ju. Mulle meeldib mõte sellest, et kui me dieedil ei ole, aga samas võtame arvesse mingid, ütleme viimastel aastatel siis pinnale kerkinud teadmisi just nimelt neist hormoonidest, on ju. Ehk teeme teadlikke valikuid. Teeme teadlikke valikuid, kasutame mingeid häkke, on ju, nippe, mida mul endal on, ütlen igapäevaselt. Ma ütlengi, et kui ma inimestega räägin, on ju, ma ütlen, et ma annan teile tööriista kasti. Mul on siin umbes mingisugune 30 tööriista, on ju. Sinu valik on, mis ajahetkel sa mingi tööriista võtad, on ju. Ja mõni tööriista on mõnel ajahetkel pädev, on ju, et sina peaksid lihtsalt oma teadlikkuses jõudma sinna, et okei, minu ees on praegu see olukord, on ju. Ma tahan, mida kasutada siit. Millist tööriista ma nagu võtan, et see on hästi lahe ja väga palju häkke on seotud just nimelt nende sama hormoonidega ja üks olulisemaid hormoone on insuliin, on ju. Et jah. Et ma pigem jah, et see dieeditamine on nagu hull asi, et ma täna näen, et lihtsalt olles nüüd seda uut elu nagu kombanud siin 4-5 aastat on ju ja tehes ka oma erinevaid kursusi on ju ja koolitusi, siis ma näen, et see tegelikult töötab inimestel, saades neid tagasisidesid. Kuule, ma ei tea, kuidas ma varem üldse nagu teistmoodi tegin. Sinu suur eelis on selle asja juhul minu silmis vähemalt ja ma olen nõus, et see on igas valdkonnas niimoodi, et kui sul tekib paralleelsus ehk võrdlusmoment nii-öelda kahe äärmuse või võimalik, et variatsioonid ümber, siis sul tekib palju suurem ja selline avatum ja avardum nagu vaade selle asjale, kui sa oled väga nagu bias ainult ühele poole ja teist poolt pole kogenud ise või uuringi, siis on väga raske nagu öelda adekvaatselt, mis üks töötab, miks üks ei tööta. Ja me kohe jõuame sinna ka, kuidas sul on tekkinud see, aga me mainisime korra need influencerid ja sa rääkisid sellest meeste ajakirjast, eks ole, ja täna ka kulturism ju, kui selliselt ei ole mitte kuskil kadunud, meeste fitness, bikini fitness. Mul on mõned tüdrukud, keda ma jälgin, kes on nüüd ise personaaltreenerid ja läinud siis seda bikini fitnessi teekonda nagu väga ajama. Ja mul on hea meel, näitavad päriselt, mis toimub nende kehaga hormonaalselt, kui pekki see keeratakse sellel perioodil, sest et see on ikkagi väga ränk, mida nende kehaga tegelikult teevad. Ja ma tahaks nagu, et inimesed aru saaks sellest, et kõik, mis sotsiaalmeedias näeme, see ei ole alati nagu tõsi. Väga kõik on ju skriptitud, me ise ju teame, kuidas me mida filmime ja mida me näitame. Et see narratiiv on paigas alati seal, aga inimestel jääb mulje, et see on justkui et kõik, mis sotsiaalmeedias on mulje, et see on dokumenteeritud, et mitte kunagi ei ühte, kes lavastatud. Aga kas, ütleme niimoodi, kui me vaatame nagu sellist tippsporti, bikini fitnessi ja kulturismi, kas see on üldse midagi, mida tegelikult nagu tasub kehale nagu teha või kust maalt jookseb piir? Ma saan, kui sul on tõesti huvi ja sul on geneetiliselt olemas ka nagu atribuudid, et seal päriselt läbi lüüa ja sa oled tohutu kirglik selle spordiala vastu ja okei. Aga tagajärg võivad olla päris retsid tegelikult, eriti naisterahvastel. Jah, vaata nende eesmärk on see, et olla mingil kindlal sekundil laval nende parim, justkui visuaalselt nende parim versioon on see, mis toimub su kehas sees on ja see on nagu see ei ole teine lugu. Sekundiks laval, aga selle leeneb ju nagu ränk periood keha nagu mõne mõttes nagu mingitest äärmustesse toppimist. No jah, ma olen neid lugusid kõrvalt nii palju näinud, et ise olen ka, ma küll laval ei ole käinud, aga ma olen ise teinud ka ikkagi neid dieete ja neid vee välja ajamised on, et see ütleme juba see koormus on ju, millega nemad treenivad on ju, siis kui ma võtan, mina aitan tavalisi inimesi on ju ja ma ütlen ausalt sulle täna, ma vaatan enda pealt, et ma pole mitte kunagi varem nii vähe treeninud, kui ma täna treenin. Ma pole mitte kunagi varem näinud, kui saab enda kohta nii öelda, nii hea välja, kui ma täna näen on ju. Ehk siis ka stressil ja ka liigne treening tegelikult on väga suur stressor ja tihtipeale, mis naised teevad on see, et hakkavad liiga vähe sööma ja hakkavad liiga palju trenni tegema, et mõlemad äärmused on nagu halvad. Tuleks leida see kesknäo punkt ja seda on nagu väga paljud uuringud näidanud just nimelt, et see liigne treening on stressor ja liigne stress mõjutab tegelikult ka hormoone väga korralikult. Et ma arvan, et
et see, ütleme see bikiini fitness ja kulturism on ju, et see ei ole kindlasti tavainimesele nagu mõttekas nagu hakata nagu ma ei ütle siin, et ei tohiks nagu jõusaalis käia, vastupidi, ma arvan, jõusaal on nagu kohustuslik kõigile. Meestele, naistele, noortele, vanadele ja igas eas ja mida vanemaks sa muutud, seda olulisemaks see läheb, sest lihasmassi me peame säilitama. Aga ütleme, ma ise olen ka kunagi teinud päevas 3 tundi trenni reaalselt. Ja läinud 16-aastasena koju, bussis olen mõelnud, et pagan, ma oleks pidanud ikka 10 seiret biitsepsist veel tegema. Tekkis väike selline nagu juba mingi süke ajus, mingi sükene, mingi hälve on ju. Ma ütlen, täna ma teen 30 minutit päevas treeningut. Iga päev lähen jõusaali, panen stopperi käima 30 minutit, kellega lobisema jään oma süü 30 minutit minema. Et anda kehale see vajalik nagu mingis mõttes säde on ju. Treening ongi asi, anda kehale mingi säde, et ta ennast muudaks. Kui me seda ei anna, siis ta ei muuda ka on ju, aga see ei pea olema sul mingisugune 2-3 tundi. Aga kindlasti, kui ma räägin, ma ei ole kindlasti mingis lavavormis on ju, et seal on ilmselt biitses peaks natuke suurem olema on ju, et siis ilmselt see on jälle see, et kus sa pead nagu koormuse ajama päris ülesse. Jälle see pole miski, mida üle tavainimene üle vajaks. Mis see fookus nii-öelda nagu on või mõte on ju? Jah. Okei, aga kui sa vaatad nagu, ütleme, et täna üldse inimese anatoomiale või füsioloogiale, biokeemiale ja nendele hormoonide otsa ja toitumisele otsa, treeningule otsa ja kui sa võrdled sinu enda tänast baasaru saama või sellist uut nii-öelda teadlikkuse vundamenti ja infot, mida sa kogunud oled, siis mis on võib-olla sellised nagu suurimad erinevused, mida sa saad välja tuua selle puhul, et mida tegelikult siis inimesed teevad valesti? Või ärme siis ütle inimestele, ma tean, paljud on sellised softimad, kes ei taha kuulda, et neile öeldakse, et sa teed midagi valesti, okei. Ütleme, mida peab tegema teisiti või mida võiks teha tegelikult teisiti, mis töötab paremini kui see, kus me täna teeme? Asi, mida mina tegelikult ei teadnud on ju, oli ikka kõik, mis on seotud insuliiniga, mis on seotud veresuhkru tasemega. Ehk siis, kui ma toon see lihtsa näite, et kui me loeme ainult kalorid on ju, siis ma võtangi mingisuguse, mõtlengi, et mingi smuuti minu jaoks on väga hea vahepala on ju, või mingisugune mahlasmuuti. Või siis, et mul on hea näksida banaani kuskil vahepeal. Täna ma tean, et tegelikult see on väga, väga halb asi. Number 1 üldse need igasugused vahepalad, mis meil on ju, süsivesikurikkad vahepalad, banaanid, rosinad, kuivatatud puuviljad, mis iganes. Pähklid on paremas, pähklites on rasva. Ja proteiiniga rohkem. Ja pigem ma räägin just süsivesikurikastest toiduainetest. Need on need, mis ajavad selle veresuhkru, insuliini üles ja veresuhkru lappesse. Ja ma ütlen, et see on võib-olla kõige suurem viga, mis tehakse. Et kui sa juba hakkad, nii huvitav on see, et tegelikult, kui ma kerin jälle tagasi kuskil 10-15 aastat tagasi, sükene portaal oli kunagi üks fitnessi portaal Eestis, kus üks Fred Antsoni nimeline mees avaldas ühe artikli ja kõik fitnessi valdkonnas vaatasid sellele viltu. Ja tema oli tegelikult tagantjärgi mõeldes esimene mees, ma ei tea, mis tast ta nagu saanud on, temast pole midagi väga kuulda olnud, aga ta oli esimene mees, kes rääkis sulle sellest tegelikult sellest veresuhkrutasemest, insuliinist ja sellest, et miks ei ole mõtet päevas 5 korda päevas süüa ja miks ei ole banaan või mingisugune kuivatatud rosinad, mis on väga suhkrurikkad, väga hea vahepala. Tol hetkel, vaata kui huvitav on, kus me inimestena kogukonnana töötame, et kui 20 venda arvavad ühte ja üks arvab teist, siis mõtleme, et on ikka loll. Üks pannakse ridale. On ikka loll, mis ta siin ajab on ju. Täna nagu teadus on tulnud selle vendale lihtsalt reaalselt oma ajast nagu 10 aastat ees. Et see on nagu peamine. Aga mis siis vahepalana nagu alternatiivini võtta, kui sa ütled, et süsivesikute rohke toit on tegelikult nagu insuliini mõttes halb, eks ole. Mida siis võtta, kui mul tõesti ei ole väga fastingu inimene võib-olla või lühiajalise paastumise inimene, ma tahan tõesti kõhta tühina? Number 1 on see ongi see, et mina üldse vahepaladesse ei usu, on ju, mina ütlen, et söö 3 korda päevas, see on täiesti piisav sulle, kui sa sööd veresuhkru sõbralikult, hormoonide sõbralikult, siis tegelikult 3 korrast, ma olen see 6 korra vend on ja ma olen isegi kunagi ärganud öösel kell 3 üles joonud keefiri, sest kadunud Marek Kalmus, kunagi ütles, tema ärkab üles, tema oli suur mees on ju, mina siis kuulasin, ärkasin öösel üles ja sõin 7 korda päevas. Et ma tegelikult nendesse vahepaladesse üldse ei usu ja tegelikult see pole vajalik. Aga kui tõesti tekib nälg või mingisugune asi, siis ma üldiselt kas siis eemaldan seda kas valgu või rasvaga, kas on, võtan pähkleid, võtan kodujuustu, võtan mingit kreeka jogurtit,
et just, et see veresuhkur, et see ei oleks, noh, loomulikult, kas paned sinna mõned marjad peale ja valgušeigid. Valgušeik on ka okei, jah, et kuigi jällegi, et noh, see vedelad joogid ka minu jaoks on jälle see, et kui sa teed kiire sheigi endale, on ju, siis ega ta sul väga pikaks ajaks nagu midagi, aga mul valgušeik iseenesest ma nüüd sheigina ei joo, aga ma lisan valku Kreeka jogurtisse näiteks, kuna mul on vaja, ma mehena on ju, mul on mingi oma norm, et noh, küll vaata huvitavad, Ameerikast tulid välja uued toitumissoovitused on ju, kus siis on ka valgunormi tõstetud, et ma nüüd on enam seal, kus mina olen, on ju, kuskil 1,6 grammi kehakilogrammi kohta, ehk siis 150 grammi päevas. Ja ehk siis mul on mure, et ma pean, noh, ma ei saa valku kokku, ma 3 korda päevas sööma, pean lisama valgupulbrit juurde, et noh, valgupulber on üks variant ka, et see on nagu okei. Mis see naiste valgu kogus on per päev nii-öelda keskmiselt või soovituslikult? Jällegi, mina ütlen, et ideaalkaalust kuskil 1,5-1,6 grammi, kui sa kaalud 60 kilogrammi ja sööd 3 korda päevas, sa peaksid saama siis 90 grammi valku päevas ja 30 grammi valku per toidukord. Et kõige lihtsam ongi, tegelikult ka meestel, naistel tihtipeale ma ütlen, et sihi ühte asja, 30 grammi valku per toidukord. Aga seda kusjuures mul oma naine ka nüüd üritab siin kuidagi seda jälgida, on ju, siis ta tegelikult ütleb, et ei olegi nii lihtne. Et noh, söö sa naisterahvana, kes on harjunud võib-olla hommikul sööma ühe munakese, on ju, natuke mingit võiku sinna kõrvale, ütle talle, et söö nüüd see 3-4. Jah, ja isegi 3. Putru kõrda veel. Putru, et noh, võta, 3 munas on 18 grammi valku. Noh, et ma isegi tean, et enamik mehi sööb 2 muna, on ju, noh, mina pistan 3-4 tavalist hommikuti, pluss veel muid, aga noh, ma tean, et ma pean lisama veel valku, on ju, kas kodujuustu, noh, et see on tõsine andmine, ei olegi nii lihtne. Et jah, ütleme, 3 munas on kujutad 18 grammi valku ainult. Aga mul lihtsalt tekib nagu küsimus, ma olen selle peale mõelnud ja seda infot nagu näinud ka, et meil on räägitud, ma jälgin paari toiduteadlast ja nad on ka nagu püstitanud sellised huvitavad küsimused ja ma endale on tekkinud see küsimus samamoodi. Et huvitav, et kas valgu tarbimine ei ole üle võlli nagu FOMO või selline hype tekitatud sinna juurde, et kui me näiteks sööksime vaata vahe on ka selles, et ma võin süüa neid valgugramme, allikaid ja kaloreid, et saada kätte valku ja süskarid ja kõike muud. Aga kui mu keha omistamine ehk siis soolestikus on probleem, mikrobioom on tegelikult pekkis, siis ma ei saa kätte seda ainet ja ma võin süüa neid 180 grammi valku, aga ma tegelikult omistan võib-olla 40 ja see on äärmus näide. Aga kas me äkki kui muuta nagu toitumine, võib-olla sa hakkad sellest rääkima, aga äkki kui muuta inimeste toitumine globaalselt sinna maani, kus me sööme optimaalselt niimoodi, et me saame toidust kätte selle, mida me tegelikult vajame, ehk siis toitaine rohke toit versus lihtsalt toidu maht. Et kas siis tegelikult need numbrid, mida meile praegu siin soovitatakse, sama 1,6 näiteks kilogrammi kohta valku, kas need võiks olla tegelikult hoopis väiksemad, sest et keha saab kätte palju paremini ka väiksema koguse ja tuleb tegelikult ikkagi toime lihasmassi kasvatamise ja kõige muuga. No ja uuringuid on igasugused, on ju. Ma kunagi esinesin ühel konverentsil, kus pärast mind üks väga tark professor ütles, et ükskõik mida minu eelkõneleja siin rääkis, ma võiks ümber lükata teadusuuringutega ja ükskõik mida mina räägin, võiks lükata tema ümber, on ju, ehk siis noh, nii palju, kui ma olen viimasel ajal neid uuringuid vaadanud, on ju, et siis noh, ütleme niisugune 1,3, 1,6 seal vahemikus on siuke ideaalne, kui me räägime lihaste säilitamisest, lihaste kasvust, et see võiks olla nagu okei. Ilmselgelt jõuame jälle sinnamaani ka, et üks asi on see, mida me endale suhu paneme, teine asi on see, mida reaalselt keha kätte saab võtab, on ju, et noh, kui me ikkagi võtame, et ma tõmban endale korraga 100 grammi valku sisse, on ju, siis noh, võib-olla oleks hea saalt toetada mingi seedensüümiga, on ju, natukene takka. Mul endal ka, et kui mul on mõni väga valgurikas toidukord, siis mul on olemas reaalselt mingid seedensüümid, mis siis aitavad nii-öelda asja nagu. Aga ma ütlen, et see on nagu veel põnevam teema ja soolestiku teema üldse on ja sellele ma ütlen, et 5 aastat tagasi, mis soolestik? Mis soolestik on, mis mikrobioom on ju. Täna pistan oma kimchisid ja mingid keefiri hommikust õhtuni on ju, et saada just see soolestik nagu korda ja toetada seda nagu, noh, ma ütlen, et selle 5 aastaga on nagu meeletu areng nagu toimunud. Aga jah, ka tegelikult üks asi on valgud, on ju, teine asi on vitamiinid, mineraalid, on ju, et palju me võime neid tablette endale sisse süüa, on ju, kui me sööme neid reaalselt valedes vormides, on ju, noh, toon lihtsalt, meil on natuke veel läheb kaugemale jutt, aga ma kunagi tegin ära siin aasta tagasi tegin Ameerikas ühe geenitesti, mis siis ühe geenina uuriski, kuidas ma siis mingeid asju metüleerin, ehk siis suudan omastada või töötlen mingeid vitamiine, on ju. Ja noh, mul selguski see, et minu keha ei suuda nii hästi nii-öelda B9, B12 vitamiini metüleerida, ehk siis kui ma võtan seda vales vormis, on ju, ma peangi võtma juba selles õiges vormis, ehk siis metüülfolaat ja metüülkobalamiin on, sõna metüül on see nagu just selleks, et see on jällegi, et õige ongi see, et
noh, oluline on see, et lõpuks see asi nagu ka reaalselt töötaks. Ja. Aga noh, see eeldab seda, et me panemegi õiges koguses seda endale suhu, õiges vormingus ja noh, see ei ole nii lihtne, on ju, see ongi jällegi, me peame jälle keha vaatama nagu komplekti, on ju. Ja individuaalselt ka, on ju, siin on ka igasugused ju talumatused, on ju, probleemid, haigused, no mida iganes, see on meeletu list. See toitumise maailm on läinud nii hulluks mõne mõttes, teistpidi on nii tore, et seda infot nagu tuleb, sest et kogu aeg me jõuame nagu lähemale sellele võib-olla lõpuks siis tõeseerumile, et üks pole olemas one meets all või one fits all, aga võib-olla on tõeseerum see, et ongi olemas tegelikult üks väga optimaalne viis siin 15 aasta jooksul, mis välja tuleb, mida kõik võiks enam-vähem nagu järgida ja kui seda enam-vähem järgid, siis on suht nagu okei, oled seal kuskil nagu vahemikus. Ütleme nii, et ongi sükene, jah, et mingi sükene me hakkame täna jõudma nagu tundub, et tuum hakkab nagu paika saama, on ju, ja siis on ümber on mingid tundlad veel, on ju, mis natukene on individuaalsus, on mingid asjad veel, aga ütleme, täna me oleme jõudnud selle, et mingid asjad on nagu, me teame, et on olulised, on ju, on see hormoonid, on ju, insuliin, veresuhkur, mikrobioom ja uni, stress, et noh, et hakkame sealt nagu seda komplekti juba kokku saama. Ja siis noh, kindlasti 10 aasta pärast võib-olla me istume siin sinuga koos, on ju, ja me teame, et mingid asjad on juurde tulnud, on ju, ja võib-olla midagi tuumikus natukene on nihkunud, aga täna tundub, et see suund on nagu päris nagu, kuidas me teada, et kuhu me liigume. Tuleme sinu selle Freelis lehe juurde ja selle juurde, mida sa teed, räägi, mida sa teed, mis teenus sa pakud, kuidas inimesi aitad, miks see on see võib-olla täna siis laual olev optimaalsem viis, kuidas 2026 oma ellu rakendada ja nüüd paremuse poole viia just läbi toitumise ja sellise teadlikkuse? Ja, no nagu ma ütlesin sulle, et ma hakkasin tõde enda puhul otsima 5 aastat tagasi tõsisemalt, on ju, ja katsetama, proovima, ma olen vist kõik asjad enda peal läbi teinud elus mööda minnes mainides ja mida me täna nagu Freelissega teemegi inimeste heaks on, et me aitame tal siis tegeleda kogu komplektiga korraga, on ju, ja siis me rääkisime, on ju, siin nagu ma mitu korda juba öelnud, on ju, kõik see hormoonide teema, insuliini teema, põletikud kehas, mis iganes kõik, mis selles suures komplektis on, unistress, kõik, et inimesena tuleb tegeleda kõigega, ehk siis mitte ainult ühte asja vaadata, kalorid on ju, aga kõike ja mida me siis Freelissega aitamegi inimesele, et me küsime tema kohta infot, on ju, ja siis me paneme talle paika selle põhjal soovitusliku päevaplaani, on ju, seal on loomulikult üks osa on toidud, on ju, hormoonid, jagame talle erinevate toitude juurde häkke, mida ta teab, kuule selle toidu puhul jälgi seda, on ju. Me soovitame talle kõik valgukogused, kõik harjumused, vitamiinid, okei, sina, ma ei tea, sul on uneprobleem, on ju, kuule, võta seda, on ju, võta, ma ei tea, õhtul enne magaminekut, söö 2 kiivit ära, on ju, aitab sul paremini magama jääda, et just kui anname natuke personaalsemalt sellise lähenemise. Ehk mitte ainult see, et kuule, sinu kaloraaž päevan on 1200, on ju, vaatad, sa sellest üle ei tohi minna, on ju. Aga üks asi on see toidu osa, loomulikult, nagu ma ütlesin, et portsjoni kontroll on mingis määras ikkagi okei, on ju, et noh, loomulikult, kui ma istun hommikul maha, õhtu lõpetan, on, hakkan sööma, päevata söön, on ju, noh, ilmselt ma tõmban üle, on ju. Ja anname talle sellise konkreetse plaani, et kuule, näed, see oled sina täna siin, on ju, sul on mingid sümptomid ka, võib-olla sul on kõrge vererõhk, on ju, soovitame jälle spetsiaalseid lisandid, on ju, et noh, hästi nagu personaalne, tekib selline plaan inimestele, saavad seal siis neid märkida tehtuks, anname talle tagasisidet, kuidas tal on läinud ka, oleme välja mõelnud sellise skoori, ma kutsun seda, saada kalorid kuu peale skoor iga toidu juurde, mis siis näitab seda, et kuule, et okei, et kui sa seda toitu sööd, on ju, kui kas ta on punases, kas ta on rohelises, on ju, sõltuvad siis sellest, kui põletikke tekitav on, kuidas seal see veresuhkrutase kõigub selle toidu tagajärjel, kui palju ta sinu kõhtu täidab, eks anname sellised teatud sellised personaalsuse ja mõõted nagu juurde. Ja häkid ka, nagu ma ütlesin, on ju, et kui sul on ikka mingi toit, mingisugune kaerahelbe puder, on ju, siis me ütleme sulle, okei, kuule, sõbrakene, et see on, ma ei tea, söö sinna ette 2 muna, natukene juurikaid, on ju, tekita see sõel sinna ette, et hiljem söödud süsivesikud ei pääseks nii palju kurja tegema. Ja noh, ütleme selline kompleksne lähenemine, et me vaatame inimest kui tervikut ja lähtume temast just
personaalselt, on ju. Versus see, et mul on kõigil üks, on ju, ja näed, hakka toimetama, pane ajama. Mis on võib-olla natuke eelmise teemad ka nagu Frillisega jätkama, aga et mis on üks suurimaid müüte, mida sa tänases ühiskonnas näed ja omad klientide tagasisidet ka võib-olla nagu koged või ei ole kuulnud, kus inimesed tulevad ja laiatavad sulle, et võt näed. Aga siuke, ma usun seda, et mis on see suurim müüt või selline vale tõde, mis väga jõuliselt siin hõljub? Kõige suurem müüt on see, et kalor on kalor. Minu jaoks. Mis see väide tähendab, kalor on kalor? Kalor on see, et vahet pole, kas sa saad oma 500 kilokalorit Coca-Colast või sa saad 500 kilokalorit brokolist. Ehk siis, juba ükskõik, sa ei pea olema isegi mingisugune biokeemiku haridusega saamaks aru, et see toime kehal on kardinaalselt erinev. Et see on pigem selline peamine, sest tegelikult seda siiamaani taotakse, et see nii on, nägemata, et see kehad ei ole päris nagu kalkulaatorid. Sisse välja. Ja, aga see ongi selle pealt, et võetakse hästi basicult, et 500 on 500 ja 500 on 500 söö siis või joo. Et see on, ma usun, et see on üks kõige suurem müüt. Loodan, et kuulajad, kes kuulavad, siis ma loodan, et Heiki, mida täna siin räägib teile selle orienteeruvad 1,5 tunni jooksul raputab ja mõne mõttes paneb nagu, ma loodan, et triggerdab ka, mulle hullult meeldib, kui on saated, mis panevad mõtlema ja sunnivad endasse ka vaatama, et aga ei mulle, niimoodi ütles, ma lähen kurat, ma lähen vaatan järgi kohe, kus ta räägib seda infot. Kuule, kusjuures mulle üks müüt meenus veel. Nii. Jällegi fitnessi müüt peamine on see, et hommikul peaksid sööma rohkem süsivesikuid ja õhtul vähem. See on kõige hullem jama maailmas, mis täna, ma ütlen, kui sa hommikut, ma olen seal olnud, nagu ma ütlesin, kõik asjad, mis räägin, ma olen seal olnud. Hommikul sõin oma kaeraelbe pudruveega tehtud, on ju, panin rosinaid ja banaaniviile peale, on ju, kõik fitnessi aegrid juba ütlesid, on ju, et kui hommikul söödud süsivesikud õhtul ma nii-öelda või päeva jooksul kulutan ära, on ju. Tulemuseks on see, et insuliin läheb hommikul, veresuhkur läheb lappesse, juba 2 tunni pärast on sul nälg, uni, väsimus või siis kunagi käisin koolis, on ju, sõin kooli päevapraadi, mis seal lõuna ajal pakuti, kooli toitu, on ju, kes seal sul valgu peale keskendub, on ju, kartul ja kaste ja mingi jahukaste, on ju, ja mõtlesin, mis jama see on, et ma lähen tundi tagasi, just sõin, on ju, selline uni on peal, et nagu jää magama. Et hommikusöök, see on jällegi üks nipp, kui inimene peaks ühe nipi siit kaasa võtma, see, et hommikusöök peaks olema kiudaine, valgu ja rasvarikas. Ehk siis kiudained üldiselt, mina saan neid mingitest juurikatest, jällegi üks hull asi, mida ma jälle 5 aastat tagasi ei kujutanud ette, et ma igal hommikul, üldiselt ma peaaegu iga toidu kõrvale teen, aga ma vokin mingeid juurikaid. Brokkoli, lillkapsas, porgandid, paprikad, sibulad, mingid asjad, et ma mingi juurika vokin endale kõrvale. See on parim häkk maailmas, mida üldse teha. Saan sealt kiudained, on ju, saan sellist mahtu, saan vitamiine, mineraale ka loomulikult, on ju. Valku ma tavaliselt, kui ma võin rääkida, mida ma ise hommikul söön, on ju, alati ma see köögivilja vokk, on ju, siis ma alati, ma võtan 3 muna, ma olen hull munavend ja see, et munast on tingitud sinu kõrge kolesterool, see unusta ära, see on hoopis tingitud sellest, et sul sööd liiga palju suhkrut, aga see selleks 3 muna, kuna sealt saab ainult 18 grammi valku, ma tahan valku juurde saada, ma tavaliselt lisan siis mingisugust kodujuustu, lisan sinna vahepeal teen mingit hakkliha kõrvale, vahepeal panen juustu, saan sealt valku juurde, siis võtan ka rasvu, tavaliselt alati mingi avokaado või pähklid, seemned, mikrobiomi jaoks alati kimchi, mulle meeldib kimchi, mõni joob keefiri, on ju, ja kindlasti kvaliteetset extra virgin oliiviõli panen peale ja selline üllatavalt suur kombo ja kui ma tahan siis süüa mingit süsivesikut, on ju, kas see on siis näiteks, ma tihtipeale söön kiivisid hommikul ja võtan siis alati, ma suhtun siis süsivesikutesse kui magustoitu. Ehk siis ma söön seda toidu korras alati viimasena. Kui kõik see muu kraam on juba ees, on ju, see on jälle häkk on see, et kui sul alustad süsivesikute söömisest, on ju, siis veresuhkur läheb üles, mis teed, et sa pärast oled söönud neid muid asju, versus see, et sa alustad sellest, et sa sööd need valgud, rasvad, kiudained kõigepealt ette ja siis süsikad kõrvale või hiljem peale, on ju, siis see tegelikult see 2 samasugust toitu annavad sulle hormonaalselt täiesti erineva tulemuse. Et jah, et hommikusöök, kui sa unusta ära see igasugune veega tehtud kaarelvepuder, et kui sa tahad putru süüa, siis jälle tekita see sõel sinna ette, tekita need juurikad, need valgud, rasvad sinna ette ja siis
ma võib-olla putru söön 2 korda kuus pühapäeviti, ja siis ma hoolitsen selle eest, et ma ei lase seda lappesse. Ja tegelikult samad põhimõtted on mul ka muude toidukordade juures, et ma alati vaatan seda, mis siin on ju, mis järjekorras ma seda sööksin, mis on siit puudu, mis mu veresuhkur teeb, on ju, ja sellest ma siis nagu, aga tundub aru keeruline, tegelikult kui sa nagu enam tead, kus sa neid süsivesikuid saad, on ju, siis oskad ka seda kõike nagu ajastada ja teine oli täpselt see, et me vahepalana või eraldi tühja kõhu peale kunagi ei võta mingit puuvilja või midagi süsivesiku rikast. See on lihtsalt see teadlikkus, mis tekib ajapikku, on ju, et tuleb lihtsalt ennast harida kurssi viia ja mõne mõttes hakata siis seda praktiseerima ja lõpuks jääb see heas mõttes robotlikult ka külge, on ju, mingid harjumused. Ma ise olen elukaaslasega hakanud smuutidesse panema musta uba. Nii valgu kui kiudaine. Smuutides niigi on kiudaine kõrged, aga et valgu mõttes ka, et kui pulbrit ei kasuta või ma ei tea, pähkli väga siis sisse ka ei pane, siis mõnikord paneme, aga mustad oad ja nagu purk, ta ei muuda maitset, et see on nagu hästi kihvt nagu kogemus olnud ja ta täidab kõhtu ka nagu oluliselt rohkem kui lihtsalt banaaniga mingit kindlasti ja mustast toast tehakse ju mingid braunid ka, vaat. Jah, just. Ka ei anna sellist maitset, ma arvan, see on väga fine. Et see tegelikult on hästi palju varjatud nagu toiduaineid, millega inimesed võib-olla igapäevaselt nagu ei ole nagu sõbrad, mida tegelikult saab peita ja nii-öelda implementeerida, et lihtsalt täita neid mingeid siis puudujääki tekitava segmente, aga samas ei ole seda kompromissi, et nagu rõven, et jah, kui sa tuimalt uba sööd võib-olla ju brookolit, siis kui sa pole harjunud sellega, siis on ebameeldiv, aga ka see on maitsemeelte ju mõne mõttes rikutuse tase, et tegelikult ju harjuvad maitsemeeled päris kiiresti adapteeruvad. Mis sul seal veel on? Smuutides. Banaani paneme, marju paneme, mingid seemneid. Ma ise panen tihti kas indiapähkleid või mandleid, mitte nüüd metsikult, aga natukene. Annab mulle rasva ja natuke tõstab valgukogust. Sa oled vegan? Jaa. Kalet paneme. Mis veel? Mingid rohelist, mingi pulbrit, mingi matša. Ei, nagu mingi rohelistest mingi segu, mitte herbs, aga mis on see õige termin inglise keeles on, mingid erinevad kalelised ja tumerohelised, mingi segu on ju, spiruliinad asjad. Ma ei teagi, musta uba paneme sinna tatleid, värskeid, mõnikord viskan magususe mõttes ja see on siuke standard võib-olla, mitte igapäevast, aga kui smuutit teen. Smuutidega on selline huvitav asi, et mina smuutisid väga tihti ei tee, aga just sellel põhjusel, et jälle hästi huvitav uuring tehti, kuskil oli mandlitest. Paljud inimesed söövad mandlivõid, on ju. Üks on mandlivõi, teine on siis tavaline mandel ja krõmpsud. Mulle ka ilmselt meeldib see mandlivõi nagu rohkem. Ja tehti uuring, kus siis võeti äkki 100 grammi mandleid ja võeti siis samas vääringus mandlivõid ja vaadati, kui palju keha sellest kaloreid kätte saab. Ja kujuta ette sellest juba töödeldud kujul mandlitest, mandlivõi kujul, keha omastas kuskil 40% rohkem kaloreid versus see, et sa sööd tervet mandlit, on ju, sa ei purustada ta niimoodi ära. Ja vaata kui huvitav on ju, selline, et kuule okei, et kui mul on valid, on ju, ja et siis ma söön selle mandli nagu tervena. Loomulikult paljudel ei ole vahet, on ju, aga see põhjus on selles, et ta on lihtsalt kergesti omistatav, ta on juba nii lõhutud. Ta on juba nii lõhutud ja ütleme, kui ma miks mina smuutit tihtipeale ei söögi, et seal ei joogi, ongi see, et seal on kõik need... Ta on liquid kalorid, ta läheb... Liquid on ju, ta on üks väga lihtne tarbida on ju, teine on see, et ta läheb väga kiirelt ka nagu läbi ja keha ikkagi omastab seda asju nagu rohkem. Ja tihtipeale need kõik nagu hakitakse ka need kiudained seal korralikult nagu ära, on ju. Aga jällegi, et kellel, jällegi veel kord, kui sul on kiire ja sul tunned, et see täidab sul kõhtu hästi, sul on seal mingid ohad sees, on ju, ei ole probleemi. Kui ta on ainult banaan ja vesi, on ju, siis läheb nagu jamaks, on ju. Et siis on nagu fine, et alati kui on minu puhul, kui ma ennast nagu vaatan, kui mul on valida, kas ma puuvilja number 1 söön tervena, originaalkujul, number 2 smuutis ja number 3 mahlas on ju, siis ma valingi selle järjekord, kõigepealt siis mul on võimalik, kas kõigepealt siis söön terve puuvilja, siis on smuuti ja kolmas on siis mahl, kus on ilmselt kõik enamus kiudained nagu välja pressitud. See kiudainete teema on ka nagu huvitav, et seda ka, kõik arvavad, et kiudainet saab ainult täistera saiast, on ju, tegelikult nagu ma ütlen saia ja nisutooteid väga tihti üldse ei söö, siis mul on 40 grammi kiudainet päevas on nagu ülilihtne saada. Väga lihtne saada, natuke lihtsalt pead nagu võib-olla teadma, et kust sa neid saad, aga see on tõesti väga lihtne. Räägime sellest võimalusest, mille sa loonud oled inimestele ka. Ehk siis seesama sinu sul on 4-nädalane minikursus
mille nimi on saada kalorite lugemine ja toidu kaalumine, et mitte saada, vaid saada kalorite lugemine ja toidu kaalumine kukele. Ja sul on lisaks sellele koos tuleb ka tegelikult ju ligipääs Frillis äpile. Räägime korra sellest äpist, natuke rääkisid ka, aga räägime 4-nädalasest minikursusest, mida sa oodata on, mis on see individuaalne panus, effort, millega ma arvestama pean, et ei tekiks seda tunnet, et liitusin, hüppan sisse ja nüüd mul on panen kinni ja rohkem ei tule, sest nii overwhelming. Et mis ma saad saada, mis mu panus on ja mis see maksab ja siis hõikame sooduskoodi välja ja siis kus seda saab ka ehk koduleht. No miks ma nagu, mul on mõlemad asjad töötavad ka nagu eraldi, aga ma nüüd otsustasin nad liita kokku just väga lihtsal põhjusel, et tihtipeale on nende igasuguste äppide ja keskkondadega see, et inimene visatakse sinna sisse, on ju, konteksti ei anta, on ju, inimene mõtleb, oota, mis siin mingid, kuule, et mine nüüd hommikul jalutama või ma ei tea, kasuta õhtul, ma ei tea, pimendavaid kardinaid, mis jutt see siin on või võta mingeid toidulisandeid, on ju, et siis et anda sellele kõigele nagu selline kontekst juurde ka, et miks me neid asju teeme, kuidas oma keha muuta, kuidas saada sellest kalorite lugemisest lahti, on ju, siis see minikursus justkui ongi, see on 4-nädalane minikursus, on ju, kus ma siis tegelikult number 1 videote näol seal keskkonnas sees annangi sulle ära kõik olulisemad sellised punktid, mida jälgida, häkid, trikid, kõik, mida kasutada, kuidas sul siis veresuhkur nii palju ei tõuseks, kuidas magada nii, et su nii-öelda hormoonid lappesse ei läheks ja nii edasi, et kõik selle info justkui pressin sulle siis mingisesse sellisse formaati, vaatad oma videod läbi iseenda tempos, on ju, teed seal erinevaid tegevusi, mul on seal mingid igale nädalale kantud mingisugused sellised nii-öelda tegevused, mida teha lisaks sellele nii-öelda sinu personaalsele tegevusplaanile, mis sul niikuinii Frillis keskkonnas on. Nagu näiteks? No ongi see, et sul on hommikusöök, on ju, siis mine jalutama, siis on sul äkki mingi toidulisand, on ju, mis on sinu spetsiifiline, siis on sul, kui sa oled väga stressis, tee mingi meditatsioon, annan sulle mingi video sinna ette, mille järgi teha. Aga ma ütlen, et need teekonnad ongi selline ma kutsun seda roadmapiks, kus ongi see, et sul on nagu täitsa visuaalne teekond, sinu päev on seal kirjas, kõik sinu tegevused, mida meie siis soovitame, loomulikult sa ei pea neid kõiki tegema, on ju, aga sa võiksid need nagu teha ja vaadata, mis su kehas siis muutub. Aga jah, selle nii-öelda selle minikursusega ma just annangi sa saad aru, miks need asjad on, kuidas su keha töötab ja see on jälle see, et mida tegelikult mitte üheski raamatust ei räägita veel. Kindlasti neid tuleb ja neid tekib juurde. Keeruline sõna olemas nagu biohacking või biohäkkimine, ma ei tea, kui palju sa sellest oled kuulnud. Ilmselt oled, on ju, kui sa selle valdkonnaga kursis oled. Praktiseerinud mingeid asju. Põhimõtteliselt ongi, ma ütlen, et see, kes tahab nagu peenemaks minna, et ma pakun sulle sellise biohäkkimise nagu teekonna päeva jooksul. Täpselt, et seal on ju, jällegi, millele mina kunagi ei osanud üldse tähelepanu pöörata, on uneteema, on ju, et uni ei ole see, et sa oled õhtu magama ja hommiku ärkad, vaid seal on nagu väga palju, kuidas seda und parandada, mis häkke teha, ma ei tea, 3 tundi ennem ära söö, on ju, ära vaata ekraane, pimendavad kardinad, kasuta näiteks punase klaasiga neid sinist valgust blokeerivaid prille, need asju on tegelikult väga palju. Jahetuba, need lihtsalt häkke on tegelikult palju, mida tegelikult inimesed ei arva, ei kasuta ja arvavad, et see on nagu vähe oluline, aga tegelikult see on nagu mega oluline. Ja ma täna nagu näengi, et need 2 asja kokku pandun, et Frillis on nagu justkui tööriist, on ju, mis annab sulle siis nagu mingit, seal on üle 600 retsepti, on ju, sa näed neid erinevad skoore, saad ise retsepte luua, panna seal, teha toidust pildi, saada tagasisidet, mis selle saada kalorit kuu peale skoor on ja pidev feedback, et asja mõte ongi see, et sa ise mingis mõttes õpid ka, saad aru, et kuidas asi käib, et mingil hetkel, kui seda Frillist ei ole, on ju, sa tead, mida sa teed, sa lähed restorani, on ju, sõpradega, kuule, mul on siin need asjad, on ju, ma tean, et ma teen siin, kasutan neid häkke, et ja ma olengi näinud, et jah, need 2 asja kokku panduna töötavad nagu kõige paremini, aga see me sealt 4 nädalat jällegi alusta siis, kui sina tahad, ei ole mingit nii, et 1. jaanuar alustame, vaid pigem on see, et vaata omas tempos videosid, liitu, tee tegevusi, märgi neid, siis meil on siin natuke animeeritud teekond ka, et sa paned siis märgid tehtud, saad kogud punkte, võidad auhindu, selline, sul on oma hingeloom, kes seal siis hüppab, kargab, ma ei tea, kas sa vaatasid või vaadanud, aga põhimõtteliselt sa kõigepealt saad teada, kes su hingeloom on, mul on näiteks laiskloom, on ju, siis kui sa
saad oma punktid täis, on ju, tekiks harjumus, on ju, siis hakkab hüppama seal ja hakkavad need õhupallid lendama, et natuke sükene, mul siuke sõjaväeline kord üldse ei meeldi ja ma tahaks asja natuke lõbusamaks teha, funimaks, et sükene, kui keegi ütleb mulle selline by the book mingid asjad, et see on nagu, mulle üldse see ei meeldi. Ja noh, lisaks nendele videokoolitustele, mis seal siis sees on ja nende tegevustele, on seal siis ka, me teeme live koolitusi, kas siis 2-3 korda kuus, kus ma siis ise räägin või vahepeal on niisugused vahvad külalised. Eks jaanuarikuus ongi meil nüüd, küll siin ilmselt kasutaja kuuleb seda nii-öelda jaanuari lõpus on ju, aga noh, meil siin eelnevad koolitused näiteks oli just Sergei Saadi tegi ühe koolituse, Kaia Kardma tegi koolituse. Kaia on lahe. Kaia Kardma on nahaspetsialist. Kõik mu saates. Väga pikk saade. Et noh, see oli huvitav, et ma Kaia kutsusin ka ükskord ühte ühiskoolitust tegema ja siis mina eeldasin, et ma saan Kaialt, noh, meie kuulajad saavad Kaialt siis mingisuguseid kreemisoovitusi. Ei, täpselt sama, mida mina siin räägin, sinu naha paranemine algab seest. Põletikud, omega-3 rasvapped, uni, stress, et see, et sa arvad, et sa mingit möksi endale näkku paned, on ju, see midagi su lahendab, ta võib seda sümptomit leevendada, on ju, aga ta ei lahenda seda probleemi olemust. Ja siis jah, et ma ütlen, et see kursus on avanud nagu väga paljude inimeste silmad, et noh, mis mõttes ja need tagasisidesid ka seal lehel on päris palju häid, kes seda 4 nädalat nii-öelda läbi on teinud. Mõni on teinud kiiremini, on need videot vaatab läbi ja hakkab praktiseerima, aga noh, oluline on see praktiseerimine ka, et sa hakkad neid häkke nagu kasutama, et ei ole mõte see, et sa võtad kõik häkid, mis sul vähegi on ju, eigi käskis on ju, hommikust õhtuni paned hullu, pigem ongi see, et okei, mida ma siin saaksin kasutada. Ja noh, meil on seal kogukond, küsitakse nõu, antakse nõu, et selline interaktiivne nii-öelda keskkond. Alates igast saad oma, kuidas sa ennast tunned, saad nii-öelda süsteem suudab ka nagu mingis mõttes lõpus kokku panna, et kuidas mingid toidud sulle mõjuvad. Kuule, me leidsime, et sul on mingi teed siin sellist asja, on ja see sulle üldse nagu ei lähe, on ju, et ajab sul mingi asja lappes, see tekitab energialangus, et jällegi natuke võtta seda komplekssemat seda inimest, et mitte ainult see kalkulaator. Ja mis see pakkumine on meil ja kust lehelt seda osta saab ja kuidas koodi sisestamine käib? Ütleme, pakkumine on siis selline, et kui meil tavahind on koos minikursus, koos siis aastase Frillis liitumisega on 59,95 €, siis sooduskoodiga Chris33 saad sa paugust kogu kupatuselt siis 33% alla. Ja nagu ma ütlesin, seal loositakse välja auhindu, seal tulevad boonustena veel kaasa mitu minu sellist suhteliselt mahukat e-raamatut ja seal on nagu komplekt on päris muljetavaldav. Ja võib-olla see lingi teema, kas me saame sulle panna selle kuskile siia see ilmub ekraanile. Jah, et meil on spetsiaalne link, kust kaudu sa siis ideaalis võiksid sisse minna. Et kui mu mälu nüüd ei peta, siis on frillis.com, /4, nädala, kursus. Aga me saame selle siia kuvada. Ja paneme. Ja on kirjeldus ka olemas. Jah, et sealt saad siis kohe ligi. Ja ma garanteerin, ma annan siin oma garantii juurde, et see muudab sinu elu. Et kui sa oled avatud meelega, et noh, siin on täpselt see, et mis ma olen siin eluaeg kõike kaalunud ja siis noh, nii on nagu raske, on ju. Ole avatud meelega, praktiseeri neid tegevusi, neid harjumusi, võta õigeid vitamiine, mineraale, noh, see on muidugi omaette teema juba, et me ei saa toidust enam ammu kätte kõike, noh, ma kunagi arvasin, et kui me kõike nüüd siin mitmekesiselt sööme, on ju, siis me saame kõik toidust kätte, no see on selge, et tegelikult täna peame teatud lisandeid juurde võtma. Noh, kuldne kolmik on D3 plus K2, magneesium erinevates vormides ja omega-3 rasvapped on ju. Et pluss siis erinevad siis sümptomispetsiifilised, sinuspetsiifilised asjad ka. Aga jah, et ma reaalselt garanteerin, et see muudab sinu elu ja kui ei muuda, kasu ei saa, siis on ka 14 päeva raha tagasi garantii. Küsimusi ei küsi, maksan tagasi. See on no risk lihtsalt. No risk, jah. Teate, no riski puhul on alati see huvitav, et
ma selles mõttes tunnustan Heigit ka, et no risk, kuulajad vaata, kellel on kogemus ja kellel ei ole kogemus, siis no risk ehk garantii, tagasiraha garantii. Seda panevad välja kõik inimesed, kes teavad, et see töötab. Sest et üldiselt neid nii-öelda tagasi raha küsimisi ei ole väga palju selliste asjade puhul. Vähe on jah, väga üksikud inimesed. Ja see on ka nagu paratamatus ikkagi on alati neid, kes tahavad, eks ole, aga üldiselt see näitab seda, et seal on midagi, millel on väärtus ja mis sind päriselt ka aitab. Ja mul tekkis küsimus ka, sa korra vastasid isegi praegu siin enne selle, kui sa hõikasid välja see no riski, et mis ja mitte just selle pealt, et haipida üles inimest või tekitada mingid meeletud ootused, sest ootused tihti peale on need, et sa inimeseks pettuda, aga kui võtame selle pettumuse koha välja ja räägime ainult ootustest, siis mis võiks olla potentsiaalid, mis inimese elus muutuvad, kui nüüd läbi see tõesti liitub ja sinna panustab järgmise paar kuud. Mis on see, mis tema elus muutuda võiks, mis sinu elus samuti muutus? Noh, mulle alati meeldib öelda, et see kehakaal just kui nagu boonus. Vaata, mulle ei meeldi see kehakaalu nagu üle võimendamine, et noh, mida ma saan garanteerida, et muutub energiatase, tuju, uni, stressitase, need on nagu 3-4 asja, mis alati muutuvad, väga suure tõenäosusega muutub, kui sinu nahk paremaks, on ju, me räägime sisemisest sellest kõik need kui sa keha toidad, on ju, eriti naisterahvastel ka kõik lihasmassi säilimised, on ju, mis on eriti probleemiks muutuvad juba vanemas eas perimenopausis ja menopausis, on ju, et noh, ja kehakaal tuleb sealt ka nagu suhteliselt korralikult alla, just kui sa seda insuliini hakkad korrigeerima. Kehakaal tuleb kaasa, sõltuvalt kummale poole sa keha seespool viid. Jah, et see kehakaal on, ma ütlen, et pole lihtsamat asja minu arust täna, kui kehakaalu langetada. Paljud naised veel vaidlevad vastu mulle, aga tulge ja proovige. See on nagu, kui sa teed neid asju, nagu vaatad komplekssemalt ja sa teed neid harjumusi, et mitte ainult seda toitu, vaid neid muid asju ka, siis keha hakkab nagu paremini tööle, su hormoonid hakkavad paremini tööle, su keha hakkab paremini koostööd tegema, stress väheneb, kaasa arvatud, paranevad hormoonid ja see on niisugune nagu jällegi, ei ole võimalik võtta nagu seda legost nagu ühte tükki välja, paneme selle lego koos kokku, kasutame neid tööriistu ja see töötab. Okei, võib-olla sul vajab natukene seal mõned nädalad aega, on ju, et noh, keha ei muutu ka üleöö naksti, on ju, vaid pigem vajab natuke aega. Aga see muutus tuleb, tee oma asjad ära ja tuleb. Peatume korra mehed versus naised ka. Ja me küll oleme täna siin juba natukene rääkinud ka sel teemal ja mõningad näiteid on ka toodud, aga tuleme korra võib-olla sellistema spetsiifilistema nurkade poole, mida ma olen üritanud kirja panna siia, et üks pool on see hormoonid. Võtame siin testosteroon ja östrogen näiteks tuntumad, et kuidas see sinu platvorm ja ütleme sinu nagu lähenemine sellele hormonaalsele toitumisele, kuidas ta seda nagu mitte tracki, aga mõjutab ja võib-olla kas ma tihti kuulen seda ühiskondlikult ka, kuidas mehed tahavad testosterooni, et oleks rohkem, eks ole, ja siis kardavad östrogeeni, üks neist hea näide on, et see kardavad süüa tohvutust tekivad mehe tissid, mul ei ole veel mehe tisse, aga võib-olla mingid tekivad, et aga ja naised siis kardavad seda, kui nad hakkavad nii-öelda pulkima või teevad jõusaali treeningut ehk siis üldfüüsilist või niisugust jõutreeningut ja söövad nüüd korralikult ja hakkavad ka valgu sööma teadlikumalt versus see, et enne söödab päevas üks pähkel, siis nüüd minnakse mehelikuks ja rinnak kaovad ära, mis okei, see võib juhtuda, kulturismi puhul, bikini fitnessi puhul, aga et kao rinnad ära üldiselt ja siis hääl muutub, et kus need kohad nagu siin seda nagu tasakaalu luua, et see on üle võlli nagu mõlema poole pealt ja samas, et miks on ikka, et kui lihtne on tegelikult viia mehe ja naise keha hormonaalselt siis tasakaalust välja? No ütleme, mul on nagu alati, kui ma seda hormoonidest räägin ja võrdlen meest ja naist, siis ma ütlen, et jumal tänatud, ma olen mees. Meestel on väga lihtne, hommikul testosteroon tõuseb, õhtul langeb, nagu ülilihtne, aga naistel vaata pole ju hormoonid samasugused isegi 2 järjestikusel päeval. Ja noh, mingis mõttes tinglikult me saame nagu naise, nagu ma ütlesin, mehel on lihtne, aga kui me räägime naisest, naise me saame... Meestel on indikaator ka, et kui sul seisab, siis on korras põhimõtteliselt. Ja kui ei, siis on võib-olla probleemid. Aga naistel on täpselt see, et sul on nagu mingis mõttes 3 teda, on ju, üks on siis see regulaarne tsükkel, on ju, siis me läheme sealt perimenopaus, on ju, mis on täiesti virvarr, on ju, siis me räägime menopausist, on ju, kus on hormoonid üldse nagu laeva pealt tšaubaka lahkunud, on ju.
et noh, kui me räägime nagu freelist kontekstis, siis täna me aitame ka naistel trackida kõiki neid faase mingis mõttes, et kui tal on see nii-öelda regulaarne tsükkel on ju, siis anname sealt ka soovituse, number 1 ta saab ise oma tsüklit trackida, et teab, kuna miski nagu tuleb, on ju, anname sealt selle pinnalt ka nagu soovitusi, kui on intervallpaastumist teha, et kui pikalt teha, on ju. Aga mis on hästi huvitav ka, ütleme, kui me räägime regulaarsest tsüklist, siis ka selle nii-öelda, kui pikk see iganes see tsükkel ka naisterahval on, regulaarselt üldiselt 28 päeva on ju tihtipeale, siis seal on ka, et tegelikult selle 4 nädala jooksul ka väga palju asju muutub, on ju, et mingil hetkel sa tahad rohkem süsivesikuid, aga samas keha ei suuda nendega nii hästi toime tulla. Mingil hetkel on see, et kuule, pane ainult powerit on ja nii treeningute kui toitumisega, et sa pead natuke nagu võtma arvesse seda, et kuule, et sul on nüüd ma ei tea, ovulatsioon on, et kuule, nüüd pane aga on ju versus see, kui sul on menstruatsioon on, et kuule, nüüd on see hetk, et nüüd ei ole mõtet sul minna sinna 3, ma ei tea, mingid heat-treeningut teha järjest on ju, mingid body combatit peksta on ju, vaid pigem kuule, nüüd on nagu tööta oma kehaga koos, nagu me rääkisime, et keha on nagu tark on ju, ta saab aru, et kui sa annad talle midagi sellist, mida ta tegelikult valmis vastu võtma ei ole, siis see on jama. Ehk siis see on nagu esimene naine on ju, see regulaarne tsükkel on ju, see on teine naine on perimenopaus on ju. Mulle väga meeldib see üks pilt, kuidas on hormoonid nagu visuaalsel, kuidas need siis kõiguvad on ju seal perimenopausis, see on ulme. Ja ütleme, et iga mees, kellel on naine, juba hakkab sinna ikka jõudma, peaks tegelikult läbi tegema ühe perimenopausi ja menopausi teemalise koolituse, et saaks aru, et mida ta naine tegelikult nagu üle peab nagu elama, et see on nagu totaalne crazy värk on ju. Ja siis on menopaus on ju. Et mul toidu mõttes alati mulle meeldib öelda, et söö päris toitu, mida vähem võtad selle nii-öelda tabeli ette või selle sildi on ja labeli on ja vaatad see, kui seal on üks nimetus, see on kõige parem. Seda ei leia väga lihtsalt. Ei leia, jah. Asi läheb väga lappesse siis, kui on, mõnest kõige hullem näide on valgubatoon. Ma ei ole ühtegi leidnud Eesti turu pealt, mis kõlbaks süüa. Et kõik on nagu see, et sul on nagu mingi 100 nimetust seal peal, loomulikult kõik ei ole halvad ja kõike, mida mina võib-olla välja ei oska hääldada või ei pruugi ka halvad olla, aga lihtsalt mõte on selline, et mida kaugemale sa lähed sellest algallikast, on ju, mida rohkem see asi on töödeldud, seda keerulisemaks asi läheb, on ju. Et mina teen alati, inglise keeles on hea väljendanud single ingredient foods. Loomulikult ka suhkur on single ingredient food, on ju, aga see on nagu teine äärmus, on ju. Et mida rohkem sa neid sööd, on ju, seda nagu parem on. Ja ega seal ongi, et ega nii mees kui naine, täpselt valgukogus oleks vaja nagu täis saada, on ju, kehaline aktiivsus oleks vaja täis saada ja nagu me ütlesime, et ütleme, menopausi ja perimenopausi eriliselt hakkab veel see lihasmass langema, samas ka tõuseb see nii-öelda, su keha ei töötle enam seda nii-öelda veresuhkrut nii hästi, nii-öelda insuliini tundlikkus halveneb, on ju, et keha hakkab juba seal hullu panema. Ehk siis jällegi, et veel rohkem tasub vaadata seda, et mida sa sööd. Süsivesikute kogus tuleb nagu teadlikult tuua natuke allapoole, valida õigemaid nii-öelda allikaid, samas jälle süüa neid asju, mõelda sellele, nendele häkkidele ka on ju, et kuule, mis järjekorras ma söön, kuidas ma söön, mida ma hommikul söön, et seal on nagu vanuseti ka, lisaks sugudevahelisele erinevusele on ka mingid reaalselt nagu sellised suured erinevused sees. Hullult põnev maailm, aga see on tõesti niisugune kohati väga ulme. On jah, ja ongi, kui sa ei uuri vaata ja ei loe või ei hari ennast ka mõne mõttes, siis sa ei teagi mitte midagi, mis tegelikult toimub ja sa käitudki selle järgi, mis on nii-öelda norm olnud, aga see norm võib olla nii hävitav kui ka arust aegund on ju, informatsiooni mõttes. Aga meeste puhul, mehed lähevad ka, meestel on andropaus on ja siis siin ka etabiliselt muutuvad, eks ole, loidimaks võib-olla ja lihasmass hakkab kukkuma, kui sa eriti veel võib-olla treeningu ei tegele ka veel on ja mis iganes. Et mis mehed peaks nagu jälgima sellise asja puhul või kus on seal need suurimad muutused nende eluetapil ees tulemas? Meil sinuga 10-aastane vahe, et üllata mind, mis... Anna mulle see ettevalmistusperiood nüüd. Nagu ütlesin, meestel on nagu lihtsam, on ju. Et ma arvan, et kuna sa praegu oled? 34, okei. Ma arvan, et meie nagu toimetamised, mis me nagu endaga teha võiksime, on suhteliselt sarnased. Nagu on see on ju, piisav liikumine, treening, lihastreening kindlasti 100%. Ei tohiks üle panna, treeninguga nagu hullu.
aga noh, ütleme... Mis see hullu tähendab niimoodi, et ma jalad värisevad trepist alla minnes? 3 tundi päevas ja vehid iga päev on ju, et ma arvan, et noh, jällegi sõltub sinu eesmärgist, aga ütleme, kui su eesmärk on elada tervet elu on ju, siis võib-olla mitte. Single ingredient foods, hoida oma veresuhkur stabiilne, kõik need samad asjad, mida ma olen siin juba rääkinud, prioritiseerida une kvaliteeti, mitte ainult une kestvust, mis võib-olla minu puhul on kõige keerulisem olnud siiamaani on stressihaldus, et noh, mulle meeldib öelda, et igal ühel meist on nagu mingid omad kitsaskohad. Minu puhul on see, ma tean kindlalt, et stress on see, mis tegelikult mind nagu hullult mõjutab. Mul ka. Et noh, mida veel vähem teatakse, on see, et üks on see, et minu veresuhkur tõuseb selle tagajärjel, et ma söön suhkrut, on ju. Väga lihtne, loogiline, on ju. Vähem teatakse seda, et tegelikult kui sa tekib mingi meeletu stressi olukord, on ju, siis tegelikult keha, tema tegelikult ei tea, et sa äkki läksid sõbraga tülli, on ju, midagi eluohtlikku ei ole, tema arvab, et kuule, sul on äkki mingi lõvi on seal kuskil nina all, on ju, suunab ka glükoosi sinu verre, on ju, veresuhkur tõuseb. Et see hästi palju mõjutab ja tegelikult sunnib ka rasva siia kõhupiirkonna ümber. Eriti ka naistel tegelikult, kes on vanemas eas, juba hakkab ka samamoodi see stressihormoon tõuseb, on ju, ja samamoodi kipub pakkima siia kõhu ümber, ka nii-öelda kõhuõõne sisese rasvana, ja mis omakorda mõjutab seda, kui palju su keha siis ka nii-öelda neid põletiku nagu mediaatoreid siis sinna verre nagu suunab, et nagu me rääksime madala tasemega põletik mõjutab ka hästi palju siin protsessi, on ju. Kortisolpelli. Kortisolpelli, jah, et see on, noh, jällegi ma mõtlesin, mis kortisolpelli, et meil on kolorid on loetud ja kõik on nagu hästi. Et noh, aga ma ütlen, et meestel on see asi lihtsam, mitte midagi pole teha, et meil on lihtsam. Ja kui ma vanasti jälle 10 aastat tagasi mõtlesin, et umbes, et mehed on ikkagi nagu jätkusuutlikumad on, ja näha, et kui mees käsile võttis on ju, siis ta nagu mingis mõttes oma tulemuse saavutas. Aga ta saavutaski sellega, et need tööriistad, mis olid tol ajal, mis me pakkusime meestele ja naistele samu tööriistu. Üks toetas. Ja üks nagu, noh, mõlemad natuke toetasid on ju, aga mehi toetas see märgatavalt rohkem on ju, sest nendel on väga palju vähem erisusi, mis ju hormoone mõjutavad ja noh, eriti veel vanuse teemad ja kõik asjad on ju, et meestel on, noh, ja ma üldse imestan, et noh, mehed nagu kõikides sellistes rakendustes ja meeste osakaal on kuskil 5% maksimum. Ma isegi pigem vähem. Mis see põhjus on? Mehed on skeptilised või arvavad, et ma tean kõike või mis see põhjus on reaalselt? Kus vaat üldse nagu toitumis ka naine tahab ennast rohkem harida üldiselt? Ja tihti peale mees tuleb läbi naise. Et kui mees hakkab jälgima, siis kuule naine ütles on ju. Noh, see on väga nagu raske öelda, et noh, jah, mees on enda arust kindlasti kõvasti targem on ju, see on nagu, noh, ma ise ka, kui ma hakkan näiteks IKEA mööblit kokku panema, ma kõigepealt panen kokku ära on ju, siis kui 10 kruvi üle jääb on, siis võtan selle juhendi ette on ju, midagi on tuksis on ju. Ilmselt samamoodi on ka sellel mehel, et ta nagu teab kõike ja no arsti juurde läheb ka viimases hädas on ju, ma lihtsalt räägin sulle loo, ma just hiljuti sain kõne ühelt kliendilt on ju, kes siis ütles, et tal noh, veresuhkur on tavaolekus umbes 15. Noh, toon seal näite, et kui on seal üle 5,7 juba hakatakse kahtlustama nagu, ütlen, paastuglükoos, juba hakatakse diabeeti, eeldiabeeti on ju. Et seal alla 5,5 võiks kindlasti olla ja alla 5 oleks nagu väga hea. Siis tal oli 14-15. 3 korda kõrgem peaaegu. Ja ütles, kui ta siin sööb midagi, siis on üle 20. Et kuule, et kas ma võtaksin ka frillisse endale, ma ütlesin, ei, esimese asjana mine arsti juurde. Noh, tal pole mitte midagi diagnoositud, on ju, ma täitsa inimese pärast mure, et noh, jälle meeste rahvas on ju, ei no ma ikka proovin ise, ma ütlen, ei, see ei ole see koht enam, kuule, sa imed sa siin praegu üldse meiega minule helistad, on ju. Et see meestega on see teema ja ma just hiljuti kuulsin ühte teist lugu veel, kus ja see on ilmselt väga tavaline on see, et vanemad meesterahvad, nad pole endast hoolitsenud, on ju, mingil hetkel käib pauk ära, infarkt, insult ja siis on naised need, kes nende eest peavad hoolitsema, et see on ka päris halb perspektiiv, on ju, et mille pagana pärast see naine on süüdi selles, et see mees ei viitsinud enda eest tegeleda. Ja veel kord, kui see mees arvab, et see on nagu mingi ulme, on ju, noh, see tegelikult ei ole ulme, kui su teadmised on olematud, siis tundub see kõik on nii keeruline, kõik on nii päev otsa pean kokkama ja sööma 7 korda päevas on ju ja mis iganes on ju 10 trenni nädalas tegema on ju, ei pea. See on nagu palju lihtsam, et noh, ma ei tea, meestele tuleks üks korralik kops vastu seda kukalt panna, et nii on. On olemas 2 täiesti erinevat tüüpi inimesi maailmas. On neid, kellel meeldivad kehakarvad,
kelle rind on nagu mets, kelle kaenla alt kasvab välja üks suur võsa. Ja ütleme, see Kubeme piirkond elab lihtsalt oma elu, aga ära muretse. See on täiesti okei. Ja siis on neid, kellel meeldib täiesti sile, karvutu ja ufolik mõnus keha. Mina olen üks nendest. Ja kui sina oled ka üks nendest, kelle meeldib sile, karvutu keha, siis ole hea, pane nüüd hästi hoolikalt tähele. Turul on juba mõnda aega IPL-tehnoloogial põhinevad karvaemaldusseadmed, aga see konkreetne toode siin kasutab meditsiiniekspertide poolt heaks kiidetud turvalist IPL-tehnoloogiat, mis on loodud pikaajalist tulemuste saavutamiseks kodustes tingimustes. Tootja andmetel on esimesed nähtavad tulemused märgatavad juba pärast esimest kasutuskorda ja kliinilise taseme tulemused on naiste kogemuste põhjal saavutatavad umbes 3 nädalaga. See seade töötab karva kasvu juurest, aitab ennetada sisse kasvanud karvu, vähendab lööbeid ja kühme ning asendab igapäevase raseerimise ja kitkumise. Sile nahk isegi kõige intiimsemates kohtades. Ja kui võrrelda laseriga vahatamise või raseerimisega, siis erinevus on tegelikult väga lihtne. Ei ole põletustunnet, ei ole kõrvaltoimeid, ei ole kliiniku külastusi ega oote järjekordi ja ühekordne kulu, mitte eluaegne kohustus. Euroopa keskmiste iluravi kulutuste põhjal võib tähendada see 10 000 eurode säästu sinu rahakotile. Oluline punkt, see on valutu, see ei tekita ärritust, see sobib ka väga tundlikele piirkondadele ja 4. on see sobiv näost alates kuni intiimsemate piirkondadeni välja. Sama ettevõte pakub tegelikult ka LED-valgusmaski, mis on mõeldud näonaha taastamiseks ja noorendamiseks. Samuti peatab see vananemisilminguid ja taastab naha pingul oleku vaid mõne seansiga. LED-valgusteraapiat on kasutatud dermatoloogias tegelikult juba aastaid. See põhineb teadusel, mitte ilutrendidel. Mask aitab vähendada peeneid jooni ja kortse, rahustada aknest tingitud põletikku, ühtlustada nahatooni ja võimendada kollageenid tootmist. Kõik see vaid 10-minutilise seansiga, toetades naha loomulikku uuenemist ja tasakaalu. Uuringute ja kasutajakogemuste põhjal võib öelda, et 95% inimestest märkas kortsude vähenemist, 78% koges vähem lööbeid, 77% nägi pigmentatsiooni olulist vähenemist ja 93% inimestest tundis, et nahk muutus säravamaks. Ja kui sina otsid ka teadusel põhinevat, päris elule tuginevat ja kodusele mugavusele toetuvat lahendust nendele probleemidele, millest me siin praegu rääkisime, siis need 2 toodet võivad olla just sulle. Seega, kui siin see kõnetas, siis ole hea, külasta nahakeskus.ee ja vali endale sobiv toode. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja jätkame saatega. Me tuleme jutuga nagu selle une poole peale korraks, ma vaatan, sa saad siin mõnele küsimusele vastanud eelnevalt juba, aga et rasva kinni hoidmine ja ma olen pannud selle kirja, et see toimub siis, kui inimene on väsinud. Kuidas see nagu seos on, et kui me oleme väsinud ja meil on une kvaliteet kehv või meil on tekkinud unevõlg, eks ole, ma arvan, et kõik on tundnud oma elus unevõla kogemust. Mina tunnen seda viimasel päris tihti ja ma tean, mis selle probleem on ka. Aga näed, isegi kui sa tead, mis on probleem, mis see tekitab, siis ikkagi ei muuda teades seda, mis see tegelikult pikaliselt teeb. Ja siis mingi koged seda unevõlga nii jõhkralt, siis saad aru sellest, et okei, täna on see päev, kus ma lihtsalt pean minema nagu eriti varakult magama ja mul on mis hommikul toimub, aga ma pean magama lihtsalt maksimaalselt välja ennast, sest siis tekib mingi inimese tunne. Ja ma arvan, palju meelest sellised tsüklis, kus on uni tegelikult väga alahinnatud tööriistana. Ja kuidas see seos on üldse siis ütleme, rasva kinni hoidmisel ja väsimusel? No, insuliinist me oleme täna siin palju rääkinud, on ju. Et mis nagu juhtub, on see, et kui sa oled magamata, siis järgmisel päeval on sinu insuliini tundlikkus halvem. Märgatavalt halvem, ehk siis su keha jällegi ei reageeri nii hästi ja ütleme, sama kogus süsivesikud, mis muidu ei tekitaks sulle probleeme, võivad tekitada probleemi. Ja nagu me oleme rääkinud, et insuliin, ma olen rääkinud või ei ole rääkinud täna, aga insuliin on peamine rasva talletamise hormoon. Et kui sul see on pidevalt, ütleme, väga suurel hulgal inimestest, ka siinsetest kuulajatest on see insuliini veresukru taseme, ütleme, see regulatsioonisüsteem on tuksis, eks insuliini tundlikkus on juba halvenenud, et see ei käi ideaalselt. Ja tulemuseks ongi see, et tegelikult keha üle hindab tihtipeale vajalikku insuliini kogust. Ehk siis tegelikult võib-olla poleks nii palju vaja, aga kuna tal on see kõik tuksis, on ju,
see insuliin kogu aeg möllab, veresuhkur lappes ja tulemuseks ongi see, et lihtsalt keha kui insuliin on kõrge pidevalt, siis kehal on üliraske võtta energiat sinu keha rasvavarudest. Mingis mõttes nagu justkui nagu šeifis luku taga on ja kuuleme, seda siit ei puudu. Ja paneme kõik sinna nagu tallele. Et jälle, et kui sul on võimalik nagu ühte asja veel lisaks sellele soolasele hommikusöögile kaasa võtta, siis ongi see, et kuidas oma seda insuliini süsteemi siis mõjutada ja kuidas seda hoida nagu tervena. Võib-olla kui inimesi huvitab, et mis see insuliin üldse on ja kuidas see nagu töötab, siis sisuliselt on see, et kui sa nüüd sööd mingit süsivesikurikkast toitu, on ju, see ei pea olema ainult suhkur, see võib olla ka riis, tatar, makaronid, on ju, midagi soolast nii-öelda. Et siis verre jõuab see glükoosina, et ta mitte kunagi sa ei pane riisi endale suhu ja ta ei jõua verre riisina, vaid ta keha töötleb selle ümber, on ju, töötleb selle glükoosiks ja glükoos on siis see nii-öelda ühend, mida siis meie rakud saavad siis justkui energiaks kasutada, on ju, ja ideaalmaailmas meil on rakud, on ju, ja kui see nüüd see glükoos verre jõuab ja siis on vaja see glükoos saada ka kuidagi sinna rakku sisse. Insuliin ongi justkui see toidukuller, kes tuleb siis, keha eritab seda insuliini vastuseks siis sellele süsivesiku paugule ja siis insuliin võtab sellel glükoosil sabast kinni, viib ta rakku ukse taha, koputab uksele, ideaalmaailmas teeb rakku ukse lahti, glükoos läheb sisse, uks läheb kinni, kõik on hästi. Aga kui see süsteem on tuksis, on ju, siis rakud on juba häirunud, me pidevalt need süsivesikurikkad vahepalad ja kogu aeg süsivesik, nad ei taha seda glükoosi või nad on kuidagi natuke tuksi läinud ja uksi lahti ei tee glükoosile. Ja siis mis keha peab tegema? Saadame veel kullereid, saadame veel insuliini sinna, et meil on vaja ju saada kuidagi see uksest sisse see energia, on ju. Ja see ongi probleem ja see on tegelikult väga, ma ütlen, et väga suurel hulgal inimestest on meil see süsteem vähemal või rohkemal määral tuksis. Ja nii see toimib ja ma ütlen, insuliin on peamine ülekaalu põhjustaja maailmas. Niisugune pool hästi levinud küsimus, mida küsin alati toitumisnõustajatelt ja toitumisterapeutidelt, treeneritelt ja küsin sinu ka täitsa või pärast, et ja ma saan aru, et ma juba tean vastust, sest teadus ei ole täna jõudnud sinna kohta, aga mul lihtsalt on tunne, et võib-olla sul on mingi endal tekib mingi mõte või selline aimdus, et äkki mingi hetk on see lahendus olemas. Lokaalne rasvapõletus. Müüt, eks ole, kõik räägivad, et seda võimalik teha ei ole. Minul tunne ütleb lihtsalt, et see on võimalik, mis te ei tea, kuidas seda teha. Ja võib-olla ma eksin, eks ole, aga mul lihtsalt tundub see nii jabur, et kui me suudame, et kui keha suudab lokaalselt suunata toitu ja ülejääki sulle mehena, siis kõhtu, naisena, siis taljesse, peppusse, kannikatesse, siis miks ei ole võimalik kehale öelda, kuidas seda sealt lokaalselt ära ka võtta? Miks ta viimase läheb see kohta, kus nii rohkem on? Kuidas see nagu, voolab juurde ühte kohta, aga ära võetakse viimasena, et mis sinu enda nägemus sellest on? Kas on võimalik seda kuidagi tegelikult nüüd see ajal tulevikus täna muuta juba hormoonidega või millegi muuga? Ma täna ei tea, et oleks. Ma ei ole täna lugenud ühtegi uuringut, mis oleks sellega niimoodi tegelenud. Mis siis arvad, mis see põhjus, nagu, miks see niimoodi on? See tundub nagu täitsa mingisugune vandenõu. See on tõesti vandenõu. Et ma arvan, et lähemad 10 aastat annab arutlust. Miks see täpselt nii on ja kuidas see nii nagu töötab. Et mul ei ole sulle täna sihukest head elumuutvat vastust siin anda. Palun vabandust. Ma tulen homme tagasi. Tulen homme tagasi. Kuigi jah, et ega see on pigem seotud nagu lihas treenitusega, et ma lihtsalt mäletan, et üks kulturist kunagi ka, tuntud kulturist siin Eestis ütles ka, et kes laval on käinud väga palju ka, et ütles, et kui ma ikka seda kõhulihast ei treeni ja me võime siin rääkida, on ju, et kui me siin lokaalne rasvapõletus ja kõhulihased tulevad seal söögilaua taga, on ju, et siis kui ma ikka oma kõhulihast ei treeni, on ju, siis visuaalne pilt on ikkagi märgatavalt halvem. Aga see vastab tõele ju. Kõhulihased on lihtsalt oluliselt väiksemad. Ja väiksemad toonus ja kõik see, et kindlasti on see, et kui me tihtipeale mingid sloganid kuskil ka mingid motivatsioonikaardikeste peale, et kõhulihased tehakse köögis, on ju, siis rasva põletatakse köögis, on ju üldiselt, on ju, aga mingite väikeste erisustega, aga ikkagi toonust peab ka olema, on ju. Muidu see pilt on lihtsalt märgatavalt halvem. Mis on võib-olla selline üks suur, ütleme, üks tööriist, mida sa enne mainisid ka, et see läbis, sul on ka nagu erinevad sellised individuaalsed siis teekonna soovitused, mida inimesed teha, eks olgu siis, ma ei tea, mingi une parem reguleerimine või ma ei tea, kas või saun oletama või mingi muu asi, toidulisand. Mis võiks olla naisele, mehele tänase vestluse pealt selline universaalne asi, mida sa oskad nüüd ja kohe praegu soovita, et
ole hea, armas, hea kuulaja, vaataja, ükskõik mida sa elus ka täna ei tee või mida juba teed, kui sa selle enda ellu tood sellisel sagedusel, sellisel viisil, sellisel mahus, siis ma luban sulle, et läheb ka asi paremaks ja see ei saa olla toitumine. Ja ka treening. Ahah, okei. Et mingi harjumus. Ehk siis mõne mõttes harjumus või biohacking tööriist, mis sa tunned, et see päriselt aitab ka, kui te ainult andke võimalus. No jällegi sõltub olukorrast, on ju. Mul on näiteks, mida muidugi naiste puhul natuke reservatsioonidega suhtuda, aga mis mind nagu, kui sul on kehv tuju, on ju, siis mind aitab nagu hullult cold plunge, kas on siis külma duši alla lähed korraks, jäävann või midagi sellist, kuigi naistele on öeldud, et võib-olla päris 3 minutiks pole mõtet sinna jäävanni minna, et pigem teha tsüklilist sellist korra külmaks ja korra keha nagu mingis mõttes ehmatada, on ju. Saunast õuest saun ja edasi. Jah, et see on nagu see üks asi, mis mulle väga endale meeldib. Muidugi saun on toodud väga palju, et on väga palju tervisekasusid. Mõtlen, mis veel. Ma ütlen, et on nii palju tegelikult, ütleme, une koha pealt ka, et mis võib-olla parandab und ja on ära söö 3 tundi enne magama minekut ja jäta õhtusöögi, okei, see on natuke toidukorda alla läheb, on ju, aga õhtu ja hommikusöögi vahele vähemalt 12 tundi. See töötab nagu väga hästi, et ma arvan, et inimesed, me ei peaks kogu aeg, me ei peaks mäluma midagi. Ega seedima, on ju? Jah, kogu aeg pistame midagi. Mulle meeldib üks asi veel, mis mulle meenub, on see, et kuidas me oma hommikut alustame. Ma ei tea, kui palju sa Tony Robbinsit oled kuulanud. Väga vähe, mulle ta meeldib, kui päris lahedalt räägib ja praktiliselt räägib, et mulle meeldib tema see priming hommikul, ehk siis kuidas hommikul esimese asjana viia ennast nagu sellest emotsionaalne emotional state on ja viia sinna nagu, et sa oled nagu hästi, on ju, et on see siis mingi, teed seda tiibetlast, on ju, või siis teed mingid hingamisharjutusi, on ju, mõtled mingid positiivsed mõtted, et siuke mõtted selle cold plunge'iga sinna otsa, on ju, sõltub palju aeg on ju, aga mind on nagu jällegi, väga palju see ka tegelikult aidanud, et kui sa mõtled nagu, alati on kätte saada nii see, mis on halb, on ju, ja see, mis on hea, et kui sa toidad seda nii-öelda, ütleme, hästi läheb sellele, keda sa toidad, on ju, et kui sa toidad seda kogu aeg stressi on, mõtled kogu aeg halbu mõtteid, on ju, siis ongi see päev tuksis ja kogu aeg halb, on ju, et kui sa nagu, mulle tundub, kui hommikul saad nagu minema õige jalaga, et sul ongi täpselt see, teed selle korraliku soolase hommikusöögi, on ju, teed selle väikese pisikese, selle momendi 5 minutit kas viis enda jaoks, priming või kuidas iganes me seda kutsume, leia enda jaoks see, mis sulle töötab, on ju, et siis kogu see päev on nagu kuidagi nagu parem. Kui hommikust läheb see asi lappesse, on ju, siis on tegelikult terve päev tuksis, nii ma võib-olla jah, üks mõte ongi see, et keskendu esimese asjana oma hommikule. Mis on seal need asjad, mida sa saad täna oma elust muuta, selleks, et see päev oleks nagu edasi parem ja siis liigu nagu järgmistele asjadele. Mul lihtsalt kargas pähe glükoosimonitor. Jube populaarne viimaste, ütleme siin võib-olla paari aastaga hakanud rohkem pilti tekkima ja sinu nägemus, kogemus, arvamus sellest on, kas seda on nagu vaja või ta on lihtsalt järjekordne, ütleme, money making machine, on ju, hype, lähme lihtsalt kaasa ja ostame ennast lolliks selle tootega või ta päriselt ka on nagu asi, mis tegelikult toob kasu? Mina soovitaks küll kasutada, proovida. See on tegelikult, ta kehtib 2 nädalat, on ju, tihtipeale. Sa saad nagu aimu, jällegi me rääkisime sellest, et me oleme inimestena erinevad, on ju, et see, mis mõjub sulle ühtemoodi, ei pruugi mulle teistmoodi või samamoodi mõjuda, on ju. Et jube pull on tegelikult teha ühe korra, kas või ma olen kasutanud, teinud ära, vaadanud, et kuidas siis erinevate toitude tagajärjed, siis mis kehas toimub, on ju, et see annab päris hea pildi. Ma ei saa öelda, et ma oleks ise väga üllatunud, aga on inimesi, kes on üllatunud, tihtipeale ongi, sealt tuleb välja see, et kui sa magad halvemini, su keha töötleb seda glükoosi, verre jõudnud glükoosi hoopis teistmoodi. Et mulle see nagu meeldib. Ma soovitan inimesel teha, kas ma nüüd kogu aeg seda endal kannan, pigem ma ei kanna, aga testi mõttes ma ikkagi soovitaks kasutada, kui siin see teema, just see glükoosi teema huvitab. Mis on kahju, on tegelikult see, et meil ei ole võimalik mõõta fruktoosipiiki, me mõõdame glükoosipiiki, aga meil on fruktoos, on ju, vedelal kujul väga tihti iga erinevates šakallikes vormides, on ju, ma ei tea, kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupe, mis magustatakse, on ju, mis on kõige hullem, on ju.
siis kahjuks me seda nagu mõõta veel väga ei oska. Et tegelikult fruktoos on oma vedelal kujul isegi kahjulikum kehale kui glükoos. Vanandab sind 7-10 korda kiiremini, äkki seal oli see number selline, et see on aga selle kohta datat eriti ei ole? Selle kohta väga datat ei ole jah, aga jah, et noh, glükoosi me mõõdame, oskame täna väga hästi mõõta. Et pane, katseta. Et see vist, ta on küll on niisugune ligi vist 70-80-100 eurot on ju, aga jällegi, et noh, mingil hetkel, kui me enda eest hoolt ei kanna, mingil hetkel me maksame selle raha nagu niikuinii ära. Tee palun veel üks meeltuletus sellele meie sinu poolt välja hõigatud pakkumisele freelist.com platvormile, mis puudutab siis seda 4-nädalast minikursust ja ligipääsu. Just, ehk siis kombo deal, aasta Freelist keskkonda, mis on siis sulle selline tööriist ja hea selline motiveeriv nõuandja, pluss siis 4-nädalane see sama minikursus, saada kalorite lugemine, toidu kaalumine kukele kombona, pluss siis live koolitused, boonused, auhinnad ja nii edasi, on kokku siis soodushinnaga Chris 33, ehk sooduskood on Chris 33, saad siis täishinnast 33% alla, ehk siis kui me kiirarvutuse teeme, originaalhind on 59,95 ja sealt võtta siis 33% alla. Mul pea praegu ei võta, aga sa saad arvutada, mis see tuleb. No, üle 40 eurot juba. Natukene alla 40 vist jääb minust jääve. 5,9 on 10%. Äkki 40-15 või midagi sinna kanti. Et täpselt, saad reaalselt aasta kasutada, aasta saad nõu, aasta saad seda personaalset roadmapi, personaalset terviseplaane ja mis me nüüd oleme, just tõime hiljuti sisse, on ka sümptomite info, ehk siis meil on vereproovid seal, see nii-öelda inimene saab ise panna vereproovid sisse, kui tal on, ütleme, ta on lihtsa näite sulle, kui sul on näiteks diabeet, teise tüübi diabeet on ju, siis me ütleme sulle kohe, et kuule sinule, mine tee ära need vereproovid ja võtta seal siis paastoglükoos, glükohemoglobiin, mis on siis 3 kuu keskmine veresuhkrutase on ju. Et noh, soovitame sulle ka, et mis teste teha, et mulle alati meeldib see, et mida ei mõõda, seda on raske muuta, et ma ise arvan midagi, et mine tee ära ja igale sümptomile, mis seal siis meil olemas on, mida valida saad siis ka soovitus, et okei, miks see, loomulikult see ei ole mingi arsti soovitus, on ju, pigem arst on sul nagu A ja O, on ju, aga me anname sulle väikse vihje juurde, et mis on võimalikud põhjused, mis teste teha, kuidas, mis aitavad, mis toetavad, nii edasi, et kas see sobib ka kõikidele erinevatele toitumisharjumustele, huvilistele, veganitele, taimetoitlastele, ma ei tea, karnivooridele, ketovendadele või sul on seal ikkagi niimoodi, et kui tuleb sisse, siis ta by default ta kas peab hakkama sööma teistmoodi või peab hakkama ise mõtlema, et okei, siin on kirjas ala punane liha, kuidas ma nüüd, mis on minu see tavaline toidulaud, millega ma punast liha asendan nii-öelda palgu mõttes, aga seal juba muutub ka vaata see, kuidas see keha reageerib toidule. Ja, no ütleme, võib-olla täna, veganil on natuke keeruline võib-olla hakkama saada, sest noh, ütleme, kui me võtame, et inimene tahab saada kohe seda baas mingit 600 retsepti, on ju. Siis vegan peaks nagu pigem, siis tal ongi täpselt see, use case ongi see, et sa tuled ja teed, kuule, mul on see tööriist olemas, ma teen ise, panen oma need, mis mul need retseptid on, panen sinna sisse, salvestan, näen neid skoore, on ju, näen neid veresuhkru, kõiki neid põletikuskoore ja nii edasi seal toitude juures. Või siis sa kuskilt siis, mis on ka võimalik, kopeerid kuskilt väliselt lingilt mingi retsepti ja siis paned selle, aitame sul need toiduained saad kõik üles leida, saad nagu sealt hästi lihtsalt, sa ei pea nagu nullist hakkama midagi tegema, et saad nagu väikse info seal. Et ütleme jah, et me pigem veel by default nagu suuname inimest mingite teooriate järgi sellise optimaalse segatoitlusele. Et kui sa oled võib-olla vegan, siis pigem võib-olla on natuke keeruline. Kui sa oled kogenud vegan, siis sa suudad ise kaasa mõelda. Ja, kui sa oled kogenud vegan, et siis sa suudad ise kaasa mõelda. Taimetoitlane juba on parem, kui sa oled segatoiduline, on väga hästi. Loomulikult ka need, kes ainult kala söövad, liha ja nendel on nagu fine. Ja sa saad muidugi teha selle asendusi ka, et seal on nagu mingid toiduained, mis sa söö, on ju, me ühtegi retsepti sulle ära ei peida, aga anname sulle pääsi sinna juurde, kuule, siin on sees näiteks, ma ei tea, mõni laktoositalumad, siin on laktoos, aga me teame, et sa saad selle ju kenasti selle toiduaine välja vahetada või see on, et siin on mingi loomne toiduaine sees on ja sa saad seda mingi muu asja vastu vahetada, et see asju on võimalik, et aga jah, ma ütlen, et see on nagu tööriist ka hästi palju, et seal on ise võimalik nagu väga palju teha ja rahvast ja inimesed, kliendid meil hästi palju ka retsepte erinevaid loovad, et ei ole ainult mina enam see inimene, kes loob, vaid siis sa saad sealt ka valida nii, et kuule, näita mulle ka neid retsepte, mida on siis
mida on kliendid loonud ja kuna me siis hindame seal seda skoori ka, on ju, sa näed seda ka ära, et kas see, jah, mõni isegi minu retsept on selline 10-5 skooriga 5 on ju, mis on tegelikult suht punases, no see oligi mingisugune kaerahelbe banaanikook on ju, et noh, ma ei usu ka sellesse, et sa pead nüüd elu lõpuni nagu 0 on ju, pigem vastupidi, et sa jällegi teadliku saa, okei, mul on see skooriga 5 toit siin on ju, mis häkke ma all on kirjas sul, et kasuta seda häkki ja pane aga, et nii ta on. Meil on viimased 5 minutit, ehk ma küsin viimase küsimuse. No nii. Siuke spontaanne küsimus. Toome lauale erinevad meelemürgid ja äkki oskad vastata sellele kollektiivselt või tahad korraks peatuda kõigile, aga ütleme suures laastus toome siia näiteks narkootikumid, toome siia tubaka, toome siia alkoholi ja toome siia näiteks seksi. Lihtsalt täitsa randomilt. 4 asja lauale tooduna, kuidas need mõjutavad meie hormoone, meie keha ja üldse sellist optimaalset seda, mida sina tahad, et inimesed siis õpiks ja aru saaks ja kuhu nad liiguvad, ehk mis on sinu take away? Mis meil siis olid? Alkohol, tubakas, narkootikum ja seks. Ilus 4. kombo. Mis suhtes, mis mahus, mida nad tegelikult teevad kehale? Kui seksist nüüd alustada, siis seksi kohta ma olen lugenud, et vaata, isegi seks on hea, vaata. Väga palju kasutegurid on seal. Väga palju kasutegurid on seal, et isegi tasuks rohkem seksida. Sa saad headline'i, vaata. Kogu jutust, mis siin poolteist tundi rääkisime, siis seksiga rohkem, on ju. Klikke tuleks päris palju. Meelemürgid, jah. Noh, mis ma ise siin nagu tean, mis on nagu ilmselt väga populaarsed on ikkagi on ju valge pulber ja kanep on ju, mis on nagu kanepi puhul ma tean, et väga palju ka tahetakse seda legaliseerida ja tegelikult ju mingit USAs on ju väga paljudes kohtades ja on legaliseeritud on ju, aga siin on ka on päris palju probleeme, mis see nagu välja toob, et justkui mingid haigused, mingid probleemid, mis muidu nagu välja ei tuleks, võib selle inimese puhul reaalselt nagu välja tulla. Et ma ütlen, et see on niisugune ohtlik, ma ütlen ausalt, mina pole neid teinud, on ju, ja see on nagu väga nagu hull. Mina ei teeks neist ühtegi, ma tean, et kanepit, ma ütlen tõesti, väga paljud nagu üritavad legaliseerida. Alkohol... ma saan jälle enda kontekstis rääkida, alkoholiga on hästi palju ka muret sellega, et väga palju, mulle hästi palju loeb see mineraalide tasakaal kehas, on ju, ta viib neid välja, on ju. Öeldakse, et üks pokaal õhtul on juba hea. Ja tegelikult see on jama tegelikult, et see pigem ei ole. Ja kui mina siis, ma tavaliselt, kui ma joon, siis ma joon pigem ongi pokaal veini võib-olla. Ja aga ütleme, biohäkkerid siis soovitavad pigem tarvitada puhtamaid alkohole, kas see on siis kõige puhtam alkohol, nende sõnutsi on siis tekiila, kõige puhtam, mida siis kõik biohäkkerid ühest suust ütlevad, et võta siis seda. Kõik joovad. Kõik inimesed ei joo, jah, et siis seda nad soovitavad kõige rohkem, et see vist teine oli äkki oli viin ja mida puhtamad. Viski ilmselt läheb ka sinna 3.-4. võib-olla kuskile konjak või? Viskit ma pigem ma viskit ei mäleta, et oleks seal topis olnud. Pigem oli jah, ütleme see tekiila oli nagu esimene. Mis meil veel siis oli? Tubakas. Viimasena. Meil on ju suitsud, meil on e-sigaretid, meil on snuusipadjad, mis käivad kuskile moka alla, et igast erinevas vormis on neid. Kusjuures mingisugune biohäkker ütles, et nikotiin on isegi sulle hea. Aga võib-olla ongi mingis milligrammi koguses. Milligrammi koguses, jah, aga sellele ma kindlasti nagu alla ei kirjuta. Ma olen kusjuures ise kunagi teinud, kui ma olin 18, tegin 2 aastat suitsu. Ja see oli väga kohutav kogemus. Et pärast seda, ma lihtsalt hetkega jätsin nagu maha, et ma arvan, see on mitte ühtegi head omadust. Ükskõik midagi mingisugune biohäkker kuskil nagu ütleb, et siis ja ma arvan, et veel hullemad on need, mis on need, noored teevad. Veibid. Ja ma olen ka veennud, see on veel hullem. Et see plejaad nendest ainetest, et üks on täpselt see, et me oleme hästi palju keskendunud igast makrotoitainetele, valgud, süsivesikuid, rasvad on ju, aga kui sa hakkad nagu mõtlema kas või toidus ka, et mis sul reaalselt nagu sisse sööd endale kemikaalid, paksendajad, e-ained, säilitusained, emulgaatorid, et see on ulme on ju ja need ei ole võrreldavadki sellega, mis selles e-sigaretis sees on ju, et puhas surm reaalselt.
et jah, ma hoiduks kõigest peale esimese. Seks jääb lauale. Seks jääb lauale. Aga mitte üle võlli? Mitte, jah. No ma ei tea, võib olla. Meil on aeg otsas. Ma pean sinu aega austama. Tegelikult tahaks suga vestelda veel 2 tundi, aga meil on aeg otsas. Sa jõuad siit ilusti ära sõita ja jõud õigesse kohta õigeks ajaks. Ja, aitäh. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, et sa jagasid. Ülipõnev teema. Ma tõesti kuulajad, vaatajad, loodan, et te saite siit enda jaoks huvitav mõtteid ja taipamisi ja hulgalisi väärtust. Mind pani mõtlema, tekkis uudishimu, tulen vaatan, äkki võtan endale ka ikkagi selle aastase ligipääsu ja uudistan, mida sa seal teed ja pakud. Ja ma tõesti, kui teil on vastuseid pole või olete otsinud pikalt või olete katsetanud erinevaid asju ja pole leidnud lahendust, siis võib-olla tasub mõelda selle peale ja see summa, mis teil hetkel on siin 40+ eurot, mingi 40 eurot, 41 eurot kanti, eks ole, aasta ligipääs sellisele infopagasile. Ma ei tea, kust saab veel paremat diili minu saatest. Ma arvan, et sellel aastal paremat diili sulle lauale ei tule. Ma olen üsna kindel, teades, mida enamus personaaltreenerid ja toitumisnõustajad ja terapeudid pakuvad, siis see hinnakiri on oluliselt teisejärguline. Nii et kasuta võimalust ja ma tean, et kasutate ka, sest et eelmisel aastal osteti kuulajate, vaatajate seast üle 100 000 euro väärtuses tooted teenuseid. Kaunis. Mis on kaunis tulemus, aitäh teile, et te panustate, sest et te panustate sellega nende inimeste ellu ja tegemistesse, kes mul külas käivad, et nemad saaks teha seda, mida nad teevad ja teie saaksite elada paremat ja kvaliteetsemat elu. Nii et aitäh, et kuulasid ja kohtume järgmises episoodis. Tšau. Aitäh, tšau.